ma pean Tšauki, panema ok. Oota. pane ok, pane ok. Jälle minu küsimus, ma pean panema ok, okei okay. Hakkab jälle lollisti pihta, onju. Ei ole hullu. Ei, meil juba käib, ei, kõik on väga hästi. no näete, niimoodi me tavaliselt Mailaga räägimegi. jah. Ja me tulime tegelikult täna Mailaga lihtsalt lobisema natukene, sest me vahest Mailaga ikka räägime asjast ja siis enne seda asja, tavaliselt mina ikka pöördun Maila poole, mul vaja Maila abi. ja siis me lobisime nii palju asjadest, et vahest ma mõtlengi, et kurja, et oleks võinud ju salvestama juba panna. aga nii me seal lobisemegi, vahest läheb meil 3 tundi Mailaga ja vahest vähem ja nii see on. aga täna ma tahtsin Mailat sellepärast siia kutsuda, et me hakkamegi lihtsalt lobisema ja kuulake siis, sest me ei tea ka, kuidas see asi nagu toimima hakkab. tšau, Maila, kusjuures tšau, 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 tšau. Tšau, 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 tšau. ja, sest ma saatsin täna Mailale sõnumi eksprompt, et kuule, et kas sul on aega, et viimasel ajal minu juurde, Maila, pöörduvad vähemalt sellised inimesed, et vaata, elektrihinnad on tõusnud ja kõik muud asjad, ka meil siin Soomes ja väga suur ports inimesi ju tegelikult kasutavad elektrit selle soojendamiseks. et minul on ametite küsimused ja siis on ka raha, noh, amet ongi ju seotud rahaga. aga milliste muredega inimesed sinu juurde rohkem pöörduvad? et mõtlesin natukene lihtsalt räägiks nendel teemadel. Et viimasel ajal, noh, seoses sellega, et mul see oma Youtube'i kanal ka on ju, see Maila müstiline maailm, siis seoses sellega on tulnud hästi palju küsimusi eelmiste elude kohta. Et isegi on rahade teemasid tulnud vähem, mm. aga ja mis ikka, alati on ikka rahateema on ka. Ja siis enesearengu teemad on tulnud, et isegi nii palju ei ole, et suhteteemasid väga vähe on, siia küsib keegi niimoodi, et kuule, vaata, mis sellega ja vaata, mis mul sellega on ja vaata, mis sellise, et neid küsimusi niimoodi ei olegi enam. aga just see, et kuidas ma saan, mida ma saan midagi ära teha selleks, et mul läheks selles alas paremini, mis mul ametite ala, vaata väga paljud ju, kes satuvad minu juurde, on ka ju läbi sinu selle numbrite keele, nad on kuulanud sinu seda kanalit, eks ju, numbrite Mm. keel. lahe. Ja siis nad on juba ju teadlikumad, sellepärast et enamus on juba tellinud neid kaarte ja need, kes veel ei ole tellinud, need hakkavad ju tellima. Ja ikka tuleb selliseid toredamaid küsimusi jah, et mis minu amet on ju, mis mul trigerdab näiteks eelmisest elust. ja on ka öeldud ka, et kas ma vaataks kohe neid elusid, ma ütlesin, et aga parem on vaadata niimoodi, et esitad küsimuse ja hakkab vaatama, mis see probleem, millega sa noh, pöördud mu poole, et mis sind kõige rohkem huvitab ja siis sealt hakkab hargnema. ja siis mul tulevad need pildid on ju, mis elust, mis teema pealt kellegiga siis on, kellega sa oled koos olnud eelmistes kusagil elus. siis tuleb aeg-ajalt ka niimoodi, et noh, täitsa kohe mm, ma saan ka välja võtta, et mis aastal või mis sajandil või kus elu on siis toimunud, on ju. Nii, aga nad saavad väga palju asju kokku endale pilti, et miks on see elu selline, nagu ta on. sest ma olen märganud, et meistriarvu numbritel, ma olen ise ka 11 ja hästi palju on ka sattunud minu juurde 11 ja ka, et oi, et näed, nii raske on olnud see lapsepõlv ja blablabla bla, bla, eks ju, no nagu ikka on ju. Ja siis, no siis ma saan seda vaadata, mis on tulnud ja see ka, et kuidas sa saad sellest välja, et sa ei heieta enam. ja sama on, vaata, nii kui sa annad seda, räägid pikemalt mingit asja, noh, nagu külgetõmbeseadus ikka on 2 minutit juba ületad, siis sa juba hakkad sinna ju energiat andma. ja seal, kus on sinu mõte, seal on su energia, seda sa toidad, onju. et siis inimesi olen õpetanud, et teadlikult valima, et keda või mida sa toidad, eks ju. ja Mm. sama on selle raha teemaga ju. kui ainult see, et oi kurat, see nii kallis, see nii kallis, see nii kallis. ja kui sa alad seda asja niimoodi, no loomulikult kõik on kallis, onju. aga kui me teadlikult ei anna sinna sellele vaesusteadusele energiat, siis mingil ajal saad aru, et ohoo, juba raha jääb üle, onju, juba parem on olla, juba ei olegi niimoodi, et sa ei keskendu sellele, ainult sellele, et sa ära maksad. ja noh, loogiline on asjad, mida me peame ju maksma, et noh, midagi pole teha, me ju oleme siin orjandussüsteemis, eks ju. aga see, neid kõiki saab ju enda jaoks leebeks sättida, aga see on jah, hästi selline pikem teema. aga muidu raha teemal on ju ka niimoodi, et kui sa suhtudki rahasse kui sellisesse, noh,
issand, kui õudne on ju. Ja sa toidad seda puudusteadust, mul ei ole, ma pean kõik ära maksma. issand, mul ei jäägi midagi, ma olen nii vaene, on ju. Siis sa ju annad energiat sellesse, põhimõtteliselt sa annad tellimust selleks, et tõmmata sedasama, mis sul juba olnud on, et tõmmata seda ka tulevikku. mm, aga kui me ära teadvustame, me ei hakka seda enam toitma oma alamisega, vaid me hakkame looma, noh, number 1 aasta praegust on ju, mhm, hakkas pihta kohe hästi kiirelt mul ka ja me hakkame looma ja nüüd ongi ju see koht, kus saab kõike vigade parandust teha, sa saad ümber teha kõike seda, mis sul varem on olnud siis selline noh, raske ja noh, rahaliselt siis selline kinnine olek, eks ju. Et täitsa huvitav ja see raha teema on päris huvitav. Neid on nii palju erinevaid variante, mis on erinevad inimesed rääkinud, aga kui ma oma tunde pealt tunnetan, siis ma olen vaadanud seda, et isegi kui mul näiteks on olnud viimane raha, siis ma olen andnud välja, ikka vaata, varem andsid välja niimoodi, et issand, mul ei jäägi nüüd endale midagi, onju. ja siis kohe tõmbab raha kanali kinni. mm, sellepärast, et sa lähed ohvri rolli, sa lähed vaesusteaduse seisundisse ja kohe tõmbab kinni energia. aga kui sa annad välja sellise tundega, no mänguliselt niimoodi, oh jess, see asi makstud on ju, andsin raha välja, nüüd saab asemele tulla ja teatud tuleb ka. see on mm, nii müstika. aga muidugi esimese korraga, kui sa hakkad katsetama, no siis kohe ei ole niimoodi, sul hulka raha hakkab voolama, onju. me kõik käime ju niimoodi need etapid läbi, me peame õppima, sest kui sa isegi mõtled, et oh, ma teen nii, nagu Maila ütles, mänguliselt, aga sul sisemises on see tunne, et kurat, ma ikkagi pean selle raha välja andma, onju. nii mm, kui sa hakkad seda koonerdama, nii kohe tõmbab kinni absoluutselt. mm. ma lasen vahepeal sul ka rääkida. ja mul tekkis nii palju huvitavaid mõtteid selles suhtes, et no ma just eile panin ühe video ülesse, kus on need karmanumbrite kohta, aga seal on Mhm. selliseid nagu kihvtid numbrid nagu 10, 28 ja ma sain juba tagasisidet, eile õhtul küll panin, aga juba oli kommentaarid ja isiklikult mulle kirjutati ka, et aga kui peaks nii kihvt olema nagu 10 ütleb, see on ju õnneratas, eks ju, Mhm. et no, kui sul on käepärast kaardid, sa võid selle 10, seda õnneratast näidata ka, ma nii kaua ja räägin. ma otsin kohe välja, nüüd ma panen oma selgeltnägemise prillid ette, nii kõik alati naeravad, ütlevad, et neile nii meeldib see, kui ma ütlen, aga ma olen läbi huumori öelnud alati, et ja siis ma ise ka juba hakkan naerma, kui ma ütlen jälle sedasama lauset, et ma panen oma selgeltnägemise prillid välja. ma kohe vaatan, kus mul see õnneratas on. sa vaata, ma nii, räägin nii kaua, et seesama räägi. õnneratas siis, kellel on 10 ja teate, uskuge mind, noh, ei, vaata eilse video järgi ma panin niimoodi, et kas liidate kokku seal sünnipäeva ja kuu või liidate kokku kuu ja aasta, kas saate selle 10 lõpuks või siis elude numbri enne kokkuliitmist 10, siis see ei tähenda seda, et keegi annab kuldlusikal sulle kõik asjad ette, et see on ikkagi, Mhm. peab muutma seda oma elustiili, mõtet juba lihtsalt mõttetasandil, just nii nagu sa ütlesid seda puuduse tunnet, issand, ma ei tea, kuidas sa ütlesid nii ilusti seda. ja puudusteadvus. ja jah. puudusteadvus, et ma olen ise ka selles olnud, ma tean seda väga hästi, eriti siis, kui sa ei näe nagu seda valgust mitte kuskil, isegi tunnelit ei näe, sa lihtsalt oledki seal mustas ja, ja see 10 ja 28, mis olid, 28 on ju puhtalt selline miljonäri number, aga need, kes on sündinud 28, need nii palju mulle ka ütlevad, et aga miks sa räägid sellist juttu, kui see ei pea paika või ja, kus kohas need mu miljonid on, aga tegelikult ja, ja. laseksite lihtsalt ennast nagu rahulikult lihtsalt vaadata, kuidas te räägite, mida te räägite, üldse kõik inimesed, et mina olen iseendale ka ju valetanud kogu aeg. noh, mitte nüüd kogu aeg, aga ütleme, on mingid teatud etapid, mõelge lihtsalt ise nagu oma elude peale, siis vahest mõtled ka, et joh, ei tea, mida paska kõik suust välja oled ajanud ja veel uskunud ka seda nagu, mis ja see tekitab ju kogu aeg seda puudusteadvust juurde, seesama Mhm. oravaratas. muidugi te just. võite nüüd mõelda ka seda, et no mis teil Mailaga nüüd siin viga on ju, teil on siin, ma ei tea, igasuguseid asju, aga me oleme ikkagi nagu muutnud, mina vähemalt, Mailat ma tunnen siin aastakese, aga ma tean, et ka Mailal on sama, lihtsalt vägisi pöörad seda oma jah, arusaama sellest elust ja siis mõtledki, et täitsa pekkis nagu kõik ongi hoopis teistmoodi, kus ma enne olen elanud, mida ma olen jah. ette teinud ja sa leidsid selle üles. ja ma leidsin, mul on sellised teistmoodi, noh, teistmoodi piltidega tarod, aga sest pole midagi, nad on tarod, et siin on mul taro, mul on siin selline, onju. Mm, klassikalises taros on teistmoodi, mul on neid taropakke erinevaid, aga need on mul just siin üleval toas laua peal, et vaata kus ma parasjagu olen ja kui keegi helistab või kõnet teeb, et siis ma
siis ma võtan selle laua peal, aga mul enda selle kaardipakis on mul niimoodi oi joonistatud kui seda ilus, või see väga ilus. õnneratta oma, aga vaata, mul on siin hoopis teine number on ju. ja 53, ja, no vahet ei ole, sul on ja järjekorranumber vist, eks ju. issand, kui äge, 53 kokku teeb 8. Raha, täitsa, aga, täitsa tekkis. aga sinu kaardipakkidel on see järjekorranumbrina peale pandud või? Ja mul on niimoodi, et ma tegin selle järjekorranumbrid sellised, et kui ma neid pealkirju panin kaartidele, siis ma reastasin tähestiku järjekorras, nii et mul on täiesti juhuslikult see, mis on sattunud, see on sattunud. Mhm. et mul on niimoodi, et ise ka avastan järjest, vaatan, opa on ju see kaart, opa need numbrid on ju, mis tulevad kokku, vaatan, ossa, nii, noh, nii täppi on läinud või kuidagi. et see on täitsa lahe, öeldakse, et juhuseid pole olemas, on ju. ei ole, see kõik, Täpselt. kõik täna, sätitakse. täna hommikul vaatasin akna peal, mul on ju, on veel need puidust aknad ja mul veel moodustuvad mõne akna peale jäälilled ja vaatasin, et mega ilus maastik oli ja 2 puud ja vaatasin, et ma saan ju sõnumeid ju niikuinii, ma vaatan kohvitassi pealt hommikul väga vähe, kui ma kohvi joon, aga siis ma vaatan pildid teen pildid nendest ja vahest olen postitanud ka onju. ja vaadake, tegelikult meil on sõnumid igalt poolt tulevad ju. ja kui nüüd selle õnneratta peale minna tagasi selle peale, siis see ongi see, et sul ei kuku sülle, isegi Lenormandides on kullakaevukaart, mis on olenevalt kaartidest, mille kõrval on, siis näitab, kas sul sõnn kukub sülle või sa pead selle nimel vaeva nägema. aga väga harva on sellist juhust rahaga ka, mõni ütleb, oi, kus mu miljonid on ju, nagu sinu käestki küsitakse. et see naligi on ju, et mine osta oma lotopilet on ju, aga esimesega ei tule ju midagi. See on täpselt niimoodi, et sa pead ise sinna panustama, et sa need miljonid saaksid. aga vabandust väljenduse eest, on ju, lollidele ei antagi miljoneid. Mm. eks see ei ole ilus niimoodi öelda, aga sa pead ju kõigepealt panema endale paika, et kui sa võidad selle summa, on ju, mida sa teed selle, enamus on niimoodi, ma läheks reisile, ma teeks seda, oi, ma ostan endale seda, aga mida sa annad välja, vaata sul see number 9, sa ütlesid ju niimoodi, et sa pead looma väärtust, mitte mõtlema seda, et ajama raha taga, eks ju. Mhm. ja sama on ju selle õnnerattakaardi ja raha teemaga üldse. sa pead looma väärtust ja kui sa neid, palju on ju selliseid, kes ongi võitnud suure rahasumma, siis on pidutsenud, siis on laiali kõik jaganud, kõik on ju siis sõbrad, eks ju. kõik tahavad, oi, anna mulle laenu, ma maksan tagasi, pärast nii palju makstes tagasi, neid sõpru ega sugulasi ei ole enam pärast üldse olemaski. ja sa oled selle raha laristanud niimoodi mõttetult ära. ja sa ei ole loonud siis ühiskonna, sa ei ole loonud inimkonnale mingit väärtust, aga sa pead kõigepealt paika panema, et, et mida ma annaksin sellest ühiskonnale, mis sellist väärtust ma loon, eks ju. ja siis, kui sa juba selle oled ära mõelnud ja oledki pannud paika mitte oma lõbustused, vaid need, mis su vajadused on ja sa oskad targalt investeerida, vot siis antakse sulle raha, onju. aga kui sa ei oska ega sa ei mõtle, siis niisama on väike tõenäosus, et see miljonäri 28 hakkab tööle, sa pead ikka ise ju panustama sa pead selle õnneratta ise liikuma, veerema panema, eks ju, ja siis ta saab veereda, järjest kogub, järjest suureneb. et mul väga lahe. ja mulle selles suhtes hullult nagu meeldis see ütlus ka seal, et kui 10 ja 28 on selle õnne sageduse peal, siis kõik nende ümber muutuvad inimesed täpselt samamoodi selle nagu õnne sagedusele. kuigi ma tahaksin ütelda, et tegelikult on meil ju kõik niimoodi, et viimasel ajal, mida ma panin tähele meie suguvõsas näiteks, on ka väljakutseid aeg-ajalt ühel või teisel ja siis, kui ühel hakkab hästi minema, siis hakkavad nagu kõigil teistel nagu mingisugused kanalid nagu lähevad lahti. ehk siis keegi ei saanud mingeid dokumente väga kaua, on ju, keegi ei saanud mingit asja nagu maha müüdud, keegi ootas mingit elamisluba, erinevates riikides on meil siin sugulasi. ja nii kui üks sai nagu asjad toimima, nii kohe üks jah, sai selle, teine sai selle ja siis me siin vanema õega naersimegi, et täitsa lõpp, kuidas see võimalik on. ja ta ütlebki, et aga ja näed, kõik on energia, et on samamoodi selle täpselt. õnnerattaga on ju ka, et see on ju täpselt selline nagu loto, see ratas, et jah, nii sa palju, oled kuidas üleval kord lükkad. all, eks ju. Jaa, Sips-sips. et samas ongi see, et soome keeles on ka üks hea ütlus, et seda saad, mida tellid, et noh, ma võtsin eesti keeles seda, aga täpselt nii ongi, et mis sa välja kiirgad ja jah, ja mulle meeldis see, mis sa natuke puudutasid nende karma asjadega, et vaata numeroloogiliselt mina näen ka teatud nende numbrite baasil seda karma ülesannet, aga karma ülesanne
ei ole üldse mingi nagu paha asi. See on pigem minu meelest nii kihvt asi, millele saab tegelikult otsa vaadata ja mõelda, et okei, ja enda sisse ja endale ausalt nagu tunnistada üles, olen jah, selline tead, vahest nagu kas küüned enda poole või ütlen jah, koledasti, et ütlen kohe välja, mis sülg suhu toob, et mulle väga meeldib, et inimesed ka Mhm. seda tulevad su juurde lahendama, seepärast et kõik on ju Mhm. energia. Kui karma logiseb ja endale ei anna aru, et sa ikkagi teed seda, mina olen kunagi ropendanud, mul Mhm. sünnikaardis on täpselt üks number ehk siis 15, ma olen sellest ennegi rääkinud, et ma ei tohi ropendada. ja Mhm. õnneks tuli see elukaaslane, me oleme 2 aastat koos juba olnud ja Mhm. tema ei ropendanud üldse. Ja siis ma Tore, oskan soome keeles väga hästi ropendada, aga sealt läks kohe nagu niimoodi põmm ja ma lõpetasin ropendamise. Ja, väga lahe. aga see hoiab jälle seda nagu rahaenergiat ka ju kinni ja kusjuures oligi, kõik oli kinni, No sest ma ropendasin. ikka ja, No ja. võib-olla tuli sul mingeid mõtteid? ropendamine, vandumine, aga vaata, mul tuli see mõte, et vaata, kui tuli sinu ellu see mehekene onju ja siis sa lõpetasid ropendamise ära. aga vaata, kui lahe onju, et mingi teatud eas on niimoodi, et mingid vanad karmaasjad lahenevad ära ja need, mis me oleme siis eelmiste elude kogemustest valinud siia eludesse, need suhted, need ju ka lõpevad ära, mõni tahab ikka 10 küünega kinni hoida, et ei, mul on ikka hea, mugav, aga tegelikult see õppetund on läbi, eks ju. Mm. ja sa pead julgema selle sammu teha ja siis tuleb sinu juurde palju parem asi. ja vaata, kui lahe on ju, tulevad inimesed, kes aitavad meil siis mingisugused nii-öelda siis meie miinused ära likvideerida ja plussideks. no on ka vastupidiseid variante, on ju. aga ma olen vaadanud jah niimoodi, et kuskilgi 47, 8, et no isegi kuskil 40-selt on juba mingi muutus, 39, Mm. 40. aga et inimeste puhul vaatanud, et kui need vanad karmaasjad ära kukuvad, lahenevad, siis sa lähed puhtalt teed, siis on su oma teha. kas sa lood omale uue elu, nii nagu see number 1-ki praegust aasta hakkad ju looma oma uut 9. aastat, eks ju. ja siis või sa lähed sinna vanasse samasse mustrisse, ühesõnaga vanasse mudasse mässama või niimoodi. Nii. sest vaata, kui huvitav on see, et lootuse lill ju kasvab ka mudast, ta ju pressib, ta kasvab ju mudast läbi algul mudase vee, siis puhta vee ja siis valguse poole. nii me oleme inimestena ka ju kõik ju. Me kõik Mm. oleme mingi vana karma läbi käinud, me oleme sealt mudast ju läbi tulnud ja vaata, mis tulemus on. et Täpselt hästi nii. äge ja me ju ei tea, mis veel edasi läheb. aga kui seda sagedust, noh, nüüd sul tuli ja sa selle ropendamise jätsid maha, eks ju. et vaata, tema tuli aitama sind, no samas need on ka ju kokkulepped meil kuskil on Mhm. eelmistest elud. tema tuli sinu sagedust tõstma ja vaata, kuidas te üksteist lihvite, kui on õige partner, mega äge on, Mm. mega äge on. selles ja suhtes. sellega tahangi öelda inimestele, kes istuvad mingites mittetoimivates suhetes, neil on nii halb, on ju, kellel on isegi ka noh, tavaliselt on psühhoterror, on ju, aga kellel isegi ka on täiesti füüsiline vägivald ja nad on nii alla surutud, et nad ei suuda sealt ära minna, sellepärast et hirm, et äkki on veel hullem, on ju. Mm. aga vaata, kui hirm, seal on nii ära hirmutatud, et isegi ei suuda suhtest välja tulla. aga seda kõike, noh, eks ma ju annan ka ju nendele ju nõu niimoodi, kuidas tulla samm-sammult ja elu hakkab ise lükkama, see on nii huvitav. ma ütlen On. alati, kuulake neid loenguid, onju. iga kord isegi te ei vaata seda telekat, ei tambi seal mingit lollust pähe. pange, toimetad teed süüa, pane kellegi loeng peale, onju. Ja. isegi kui sa ei kuula, siis su aju salvestab ja see ju juba tõstab energeetiliselt. loomulikult. ja nii tulevadki paremad. rahateemaga on sama asi ju. ja kusjuures nii huvitav, et sa suhetest räägid, siis mina naeran enda osas küll niimoodi, et mina olen super suhete lammutaja, eriti nüüd, kui ma numeroloogias, ma näen numbreid, et ja, aga ma ei hakka selle võib-olla see on samasugune, aga no ma olen ütlen, olnud ikka jah. ma mõtlen, mida te jandite, selles suhtes numbrid ju ütlevad kohe nagu ära ja siis hakkab inimene nagu avanema seal, eriti need, kes on suulised kliendid mul, siis nendega ma räägin kõige rohkem. kirjalikud saavad lihtsalt oma analüüsi ja te peate ise sellega tegelema, aga noh, alati on võimalus minuga veel ühendust võtta. võtke ka Mailaga ühendust, Maila ei vaata numbreid, tema lihtsalt vaatab kaardi järgi, ütleb sulle põmm, täpselt sama asja nagu mina. ma olen juba katsetanud, Maila on nii tark tüdruk seal. õigemini sul töötavad need nii hästi, ega siis ma ei ka ju Maila poole siin pöördunud oma mingite üldse mitte suhete teemaga, mul hoopis teised teemad. aga, aga see on nagu nii kummaline, sest noh, ma olen seda juba enne avalikult ka öelnud, ma olen 3 suhtes olnud, et kõik nad on olnud õpetajad mulle ja ma tean seda, et ma olen ide,
ise nad ju tegelikult oma ellu kutsunud, on ju, aga see on kõik Mhm. selle jaoks, et ma sain need karmasüsteemid kõik nagu läbi töötatud. jah. mingid asjad jäid veel logisema, aga need logisemised on ka nüüd nii teadlikud läbi selle numeroloogia analüüsi, mida ma tegelikult ju analüüsin kogu aeg läbi klientide, jälle mingid numbrid tulevad. arvatavasti Mhm. nagu sul ka ju tulevad, vaata mingi keegi tuleb su juurde, sa hakkad tema asju lahendama ja see tegelikult ju kuidagi trigerdab sind ka seesmiselt, mõtled, et ai kurja, jaa, mul on ka ju see asi või vähemalt mina niimoodi vaatan, mõtlen, et Mhm. jälle see 15 ja tean ja siis niimoodi nagu räägin Mhm. kliendile, ise Mhm. tean nagu mõtlen, et ai kurinah, mul on endal sama värk, et nagu Mhm. kuule, selline. ei, ja on ikka, varem on ikka olnud, aga nüüd on nii vahva vaadata, et tulevadki juba niimoodi teadlikumad ja hoopis teiste küsimustega. See ongi täpselt niimoodi, trigerdavad ikka, on ju, sellepärast et ise tõused energeetiliselt, on ju, siis ja teadmiste suhtes ka, on ju, ja siis tulevadki sulle need kliendid, kes on ise ka juba targemad Mm, ja siis sa saadki neile nõu anda ja mingi osadel on tõesti niimoodi, et nad räägivad oma asjadest ja siis nad toovad oma mingisuguseid avastusi ja näiteid, et mis nemad on ja siis vaatan, et issand, kui äge, tal on hoopis teistsuguselt kirjeldatud asi, aga ühe ja sama asjal on ühed ja samad vastused ja kes kuidas saab seda informatsiooni, et põhipoint jääb üheks, on ju, aga nii äge on vaadata, kuidas tema on niimoodi tulnud nende asjadeni, tema on niimoodi tulnud, minul on need vastused tulnud, siis paned selle suure pildi kokku ja see jälle teadvustad, paned pildi kokku, siis saad ju palju rohkem aru, silmad avanevad, energiakanalid avanevad ja nii see kõik ju toimubki ja siis, kui tuleb mingisugune selline, no selline madalam sissesõitmine, onju, siis on oma asi, kas sa lased ennast rivist välja lüüa või sa ei lase või mm, sa mõtledki niimoodi, ahah, see oli sellise väikene selline nii-öelda tunnikontroll, onju. et noh, kas ma olen tugevaks saanud, ära õppinud, et ohoo, ei, sinna liimile ma ei lähe, onju, ja hoiad oma energiasageduse. Ega neid katsetusi ikka tuleb ja jah. rahateemal ju samamoodi. Tuleb põmmaki see hirmus elektriarve, onju. Esimene asi muidugi lööb sellest verest välja, mõtled, issand, mis nüüd saab, onju, aga siis mõtled ka, ah, tead, raha pole maailmast otsas, onju. Ja tead, kui sa suudad niimoodi suhtuda niimoodi ja sa usaldad universumit, eks ju, siis sulle tulevadki need variandid. Mm, See on nii äge kogemus. Ma pärast räägin sulle, et ma võin muidugi rääkida otse ka, aga see ei ole vist meie selle saate teema üldse. aga mega äge, kuidas universum saadab sulle kliendid, eks ju. ja kui sul on vaja mingit liigutust teha ja siis ma olen ka universumil palunud, et noh, et kui ma pean selle tegema, on ju, siis ma teen. noh, põhimõtteliselt ma võin ju välja ka rääkida, eks ju, või mm. ei või? ise tead, Kas see on meie saate asi või? vahet ei ole, mis teemadel, meil ei olegi praegu täpselt teemat, nii nagu ma Sest ütlesin sulle. sest kuna me raha teemal siin oleme seletanud, eks ju, siis see võib-olla inimestele ka, et annab rohkem sellist julgust, et kui sa ise Mm, otsustad, teed selle sammu, eks ju. Et sinu otsustada on, kas sa võtad seda nüüd kui seda maailma lõppu või sa võtad seda kui uut väljakutset, eks ju. ohoo, midagi põnevamat on, midagi paremat on tulemas. Ja siis tulebki, et täpselt see, kuidas kuidas sa seda asja tunnetad või noh, kuhu sa suhtud. selle energia suunad, on ju, just suhtumisse. et ühesõnaga, meil oli selline asi, et tuli see ka hirmus elektriarve ja siis vaatasin, et põmmaki mul isegi selle suure elamise peale meil siin, mis on need kõrvalhooned ja kõik värgid ja kuumakse sama palju kui seal Viljandis meil on ju. Selles, noh, praegust veel selles kohas on ju, varsti saab sellest juba möödunud koht. Tuli see hirmus 43 ruudu peale tuli hirmus arve 300, mis ta oli, 365 eurot ja 43 senti on ju. Ja siis mõtlesin ka, et huvitav, et 4 LED-lampi, nii harva, kui me seal käime, on ju. siis on kaks elektriradikat on, aga need on ka nii madalama peale keeratud, et kui me läheme tööle, noh selleks, et ei külmuks siis lilled ära, aga et kui me lähme ennem, siis me paneme radikakese rohkema peale, et selleks ajaks, kui kliendid tulevad, on tuba soe, onju. nii, ja siis tuleb see kohutav arve, mis mõtled, et endal on 280 ruutu maja ja pluss kõrvalhooned ja parkivalgustus ja tuleb elektriarve sama, et see ei ole ju normaalne. Niimoodi, ega siis midagi. Vastasin ka, et ma ei ole sellega nõus, onju, aga no ega midagi arvatavasti ei jää üle, peab ära maksma, aga lihtsalt ütlen, et ma ei ole sellega nõus.
ja siis mul muidugi saadeti kiire vastus, seletati kõik ilusasti lahti, on ju, et see 8% on ju sellest, sellest. ja noh, et eraldi neid arvesteid ei ole ega midagi. ja ma ei jõudnud vastata sellele kirjale veel. ja järgmine päev tuli erakorraline ülesütlemine, rendilepingu ülesütlemine. ja siis mõtlesin, et mis asja, onju. aga noh, maja läheb kevadest kapitaalremonti, hakatakse panema linnakütet ja noh, muidugi loogiline, see kõik ongi niimoodi, et elektriküte on ju kallis ja siis teevad ümber ja siis nad saavad ju noh, omaniku mõttes loogiline, et saab rohkem küsida, eks ju. nii, aga mis meie majatäis rahvast siis on ju? kõik on alles kolinud, kõik on alles oma ruumirendid ilusti ära teinud. ja siis on mõni ütleb, issand, nii ilus tapeet, see on pandud, see on pandud. ja noh, vaata muidugi, kes on pidanud vähe kolima, eks ju, siis on ju. aga mina mõtlesin, et why not, siis ma saan uues kohas jälle kujundada. ja vaata, kuidas sa suhtud, eks ju. oi jumal, see tapeet maksis mul nii palju. issand jumal, kes mul selle nüüd kinni maksab? mis asja, on ju? ei mm. ole vaja olla nendes klammerdunud kinni, vaid siis mõtlesin ka, opa, on ju. no neis, vaatame nüüd kinnisvarast, mis seal on pakkuda, on ju. et erinevad valikud, kas sa tuled koju, noh, minu puhul nagu, kas ma tulen koju, teen kodus, on ju. edasi, et ma ei topigi nina välja, kas ma tahan kust iganes, tunnetasin ka läbi, kust iganes. noh, tunded samamoodi, Tartu ei klappinud kuidagi, seal on kuidagi niimoodi. ma ei tea, miks selle Tartuga, mul on ju isa on mul ju Tartust. niimoodi. ja aga vaata, näed, Tartu ei kõnetanud või noh, ei, ta ei olnud niimoodi. ja igalühel ju klapib erinevalt ja midagi, siis vaatasin sipsti, okei, vaatame. ja käisime ühte vaatamas, osad ei vastanud üldse, onju. käisime ühte vaatamas, siis ma leppisin kokku teise vaatamise. ja siis see ajal, kui ma käisin seda teist vaatamas ja, ja siis läksin sinna oma ruumi tagasi, noh, käisime koos siis teise ameeriklasega, onju. et kuna me koos toimetame ju. ja mõtlen, me ikka mõtlesin, et no, vaatame, ootame, onju, vaatame, mis teeme, onju. ja vaatan juba kolivad ühed meil sealt majast välja, sealt, kus me olime, onju. ühed kolivad majast välja. et mõtlesin, et küsin ka, et kus te kolite. me kolime sinna tänavasse, onju. ja noh, ajasin teistega ka juttu ja kõik kolivad ruttu, sest vaata, nüüd on niimoodi, et tekkinud siis nii-öelda see kriis, eks ju. noh, nii-öelda kriis, Mm. et pärast ei ole rendipindasid, onju. ja mina mõtlesin niimoodi, et täiesti poogen, et kõik on külluses. hetkeks tekkis ka see, et sellest kahest ruumist üks juba läks ära ilma, et meile oleks öeldud, et kuule, te käisite esimesena vaatamas, onju. Mhm. ja siis, mida hommikul käisime vaatamas, siis mul korraks tekkis selline tunne, et pean võtma selle, onju. muidu see oli väga äge ruum, onju, arvatavasti võtame ka. mitte arvatavasti, vaid kindlasti, aga maru äge on ju niimoodi ja tuleb siis see ja siis mõtled, et issand jumal, et seal on need, ei tea palju need kommunad, ei tea palju need on. mõtled onju, siis mõtlen, et issakene, kui lollakas on ju. kui peab tulema, siis tuleb ja nii lahe oli, eile oli niimoodi, et mõtlesin, et mina kuskilt ei hakka seda raha laenama, on ju, sissemaksuks. sellepärast, et vaata, kui sa laenad, eks ju, Mm. siis sa kogu aeg toidad seda, et sa oled võlgnik. ja, sa ei saagi sealt ringist välja ju. ja ja. mina mõtlesin ka, et ei, mina ei hakka laenama. kui see universumi poolt on määratud, et me peame seal toimetama, peame selle saama, siis me saame. ja kui ei ole määratud, lasengi lahti. Why not, pole midagi, tulen koju, vaatan midagi, noh, alati ju saab lahendusi. ja vot sa ei klammerdu sinna, põhimõte on see, et sa ei hakka klammerdama, aga mõtlema, oi, mis nüüd saab mul ja siis on vaja kolida ja jumal, see kolimisteenus, kurat, vea seljas, kui ei taha maksta, onju. oma viga. kas sa maksad kolimisteenust või sa siis maksad aiakäruga pärast tervise eest, selja ravimise eest, vaat kõike saab ju, kõik on ju noh, suhteline. kõik on mõttest kinni. ja nüüd ongi nii äge, et tänasega pean siis ära maksma selle raha. ja eile mul oli töökesed 2 tükki ja mõtlesin, et no loogiliselt võttes mõtlesin, et noh, et ma ei saa seda raha kokku, onju, mis on võetud 2 kuud ettemaksu pluss maakleritasu pluss blablabla onju. Mm. jälle kõmm-tonn läheb, onju. ja kui sul ei ole seda, siis mõtledki, noh, aga mis sest, lasen lahti, ma ei klammerdu. ja nii kui sa lahti lased, ei klammerdu. eile tuli üks klient ja maru äge oli. Läks kauem aega ka, järgmine pidi natuke ootama, aga ta oli nii rahulik, ütles, et ei ole probleemi, ta on kodus niikuinii, ta võib oodata. ja siis põmdi, ühesõnaga, antakse sulle rohkem, kui sa küsid, sest ta on nii tänulik ja ta on ennem saanud mu käest hästi palju neid ka vastuseid. noh,
ja siis ütles, et oi, mul on ju need ja need, mul ammu meelest läinud, onju. aga tagantjärgi ka kõik asjad, oi ja ma olen nii tänulik ja sain selle raha, onju, ja põmdi raha koos, eks ju. ja vaata, kuidas ma olin lasknud lahti. ma ei Mhm. hakka laenama, kui universum toetab mind ja ma pean sinna minema, siis ma saan selle raha, onju. ja Mhm. vaata, kuidas on äge selle rahaga ja kõigi asjadega. kui sa ei klammerda, kui sa ei hakka niimoodi, issand jumal, see maksab nii palju, ei tea, kus sa siis kardad, et oi-oi, äkki nii, aga mis siis, kui tulevad maksud nii, aga mis siis, kui ma ei saa hakkama? no kuule, sa ei ole Mhm. mõtet muretseda nende asjade pärast, mida sa ise ei saa muuta, onju. ja siis tuleb lihtsalt usaldada universumit ja kui sa usaldad, siis universum toetab ka, kõiges toetab. ja Selleks ei pea olema miljonid arvel, kui sa teed õiget asja, vaat sa ütled ka oma nendes numeroloogia nendes, et mis su see ametite kolmnurga tipp on ju, ja mis on siin need eluülesanded ja mis see raha toob sisse, on ju. ja kui inimene on tark ja vaatab ja järgib nende järgi, siis talle tuleb ka see raha, on ju. aga kui vastassuunas liikuda, siis noh, jõud saab otsa ja kui jõud on otsas, on energia otsas, kui energia on otsas, on raha otsas, on ju. lihtne. ja kõige hullem asi üldse, mida inimesed endale saavad teha ja ma olen käinud sellises väikses oravarattas ka läbi väikses, ma arvan, et isegi päris noh, suur oli, jah, mitu aastat terve Eestis. pool elu on olnud oravaratas. no ütleme on ju? niimoodi, jah, on õnneratta selline. asemel. Jaa, ei, see täiesti nõus ja et mina ütlen, et selliseid asju, mida ma täitsa enda selle kogemusest ütlen, on see, et vingumine, siis selline virisemine, kogu aeg musta stsenaariumi nägemine ja siis on see, et teisi taga rääkimine, seebikates kinni olemine, teate, see jah, loetelu võib nii pikk olla. üldse nagu ja, oma elu ei ela, sellepärast et pigem on kihvt rääkida naabri naisest ja saad aru, kogu aeg susserdatakse nagu naabri mehest, vaata, kuidas nendel läheb. Jeesus Maria, milline jube protsess on see kõik ja see on kõik hoiab nagu niimoodi kinni. ja, võite ka kommenteerida teie siia, kes te nüüd kuulate, et kuidas teil on see olnud, me täitsa suvaliselt Mailaga lihtsalt arutame praegu neid maailma asju ja näete, Maila tõi ka just väga hea näite. kusjuures üldse, kas te olete tähele pannud sellel aastal, nüüd on juba, ma vaatan kalendrit veebruari lõpupoole, siis seda on juba 2 kuud ja, jah, ja praegu toimub midagi väga-väga suurt ja kolossaalset, ehk siis siin ongi vaja ainult universumit usaldada. Te võib-olla mõtlete küll, et ah, 2 universumi tädi täitsa jobud on ju, no siis olemegi jobud. ja aga jobud midagi elavad teha. hästi, on ju. jah, tänu sellele, et on jobud. jah, sellepärast, et ei istu kuskil kinni niimoodi. me elame ilusasti. ja ütleme aga siis seda, mitte, et me oleksime miljonärid, aga meile antakse täpselt nii palju, kui meil vaja on, eks ju. ja ja täpselt, rohkem sa ei ütlesid saa. ka õigesti, et esiteks peab tegema asja, mida sa armastad teha, see on nagu jah. täiesti number 1. seepärast, et ma olen ka teinud tööd, igasuguseid erinevaid töid ja kuidagi nagu süda ju tegelikult kutsub kogu aeg nagu teise kohta. ma arvan, et teil on täpselt samamoodi, kes te praegu jah. kuulate ja sa, Maila, ka tead, sa oled ka kindlasti no ikka, ikka. olnud kuskil tööl ja siis aga mõtled, et süda nagu kogu aeg ütleb, et ei, no see on ainult ajutine, kohe-kohe varsti me teeme juba seda, mis tegelikult mina tahan või niimoodi. aga see, et mida sa pead tegema, seda me tihtipeale ju ei tea, aga sa tead, et see kohe-kohe tuleb, see asi, et jah. millega sa hakkad tegelema. et just, aga vaata, sinu numeroloogiast saabki teada ju selle, lapsa. et mida sa pead tegema, mis sul need sünnienergiad, need numbrid näitavad, et mis on õige asi, mis toob edu, sest õige asi toobki ja ma olen ju olnud ka samamoodi nagu sina nendes olukordades ja ma saan inimestest täiesti hästi aru. sa oledki seal ja mõtled, et aga mul on ju vaja maksud maksta, on ju, ma pean seal töökohas olema sellepärast, et sealt tuleb ju raha, ja ma olen öelnud ka, et teid ei pea päevapealt põmm ära lõpetama, onju. Mhm. eks mina olen selline põmmust küll olnud ja ausalt öeldes ütlen niimoodi, et see on väga hea olnud, sellepärast see on mulle toonud teistsugused võimalused, aga no vaata, igaüks on erinev. ja need sünninumbrid näitavad ju ära need asjad, kuidas, aga hakake vaikselt kõrvalt tegema seda, mis teile meeldib ja lihtsalt vaata, siis läheb see töö, mis ei meeldi, läheb ka paremini, sellepärast et kui sa oled ainult seal tööl, kus sulle ei meeldi ja kus on, noh, reeglina tänapäeval on täiesti igal pool on töökius, mida ma olen näinud, mis on muidugi väga kole, sellepärast et vaata oma töökiusuga me oleme ju oma lastele ka eeskujuks ja siis kust lapsed õpivad ikka vanematelt, eks ju. Mhm. ja siis tuleb selline kiusupunnide põlvkond, aga kõigepealt peame peeglisse vaatama iseendale, kuidas me oma lapsi oleme õpetanud, mida me neile oleme peegeldanud, eks ju. isegi kui nad pealt kuulavad meie telefonikõnesid ja ütlevad, oo näe, see naabrimutt, see on täiesti idioot, onju, vaata, mis teeb, onju. mis laps kuuleb? oi, Mhm. see tädi on idioot, onju.
mm. ja siis tekib suhtumine, tädi võib-olla ei olegi idioot. tädi lihtsalt mõtleb teistmoodi. üldjuhul et ei no vaata, olegi. kui huvitav. ja kõik need asjad ja siis ka inimesed, et tehku midagi kõrvalt, midagi, mis neid hingeliselt toidab. sellepärast, et kui sul hing on rahul, siis ega need, kes sind töö juures kiusavad, need on ju madalama sagedusega, no ma kogu aeg kasutan millegipärast seda sõna, onju. minu jaoks on aga no ka. isegi ka need, nad ei ole nii teadlikud veel või on väga teadlikud ja sõidavad sisse, nii igasuguseid on. ja, ja siis, kui sa oled seal tööl, see on ainukene sinu koht, onju, sa oled seal tööl, sa kogu aeg tunned ennast halvasti, siis mõtled, et ma pean seal olema, onju, ja oled vastumeelselt. aga mis see tekitab meile? Stressi. hullem mürk kui alkohol on tegelikult stress. nii, aga seda inimesed ei teadvusta, nii. ja siis on niimoodi, et sa lähed koju, onju, siis juba oled halvas tujus, siis oled omaette, kui sa ei viitsi, aga siis teine tajub ära, isegi ilma ütlemata, sinu energia ja siis küsib, et noh, kas midagi halvasti on olnud. aga mis sa ikka kogu aeg üks ja sama, onju. ja juba sa paned põmmaki, onju, nii-öelda kuulutad sõjamehele näiteks, onju, ja lastele samamoodi, onju, käratad peale, omad saavad siis selle valangu, mis see mingi kuramuse teine on seal tootnud, onju. aga need on ju ka selleks, et sa õpiksid enda eest seisma, aga tavaliselt inimene ei võta ju seda niimoodi, et sa õpiks enda eest seisma. aga kui sa tuled sealt töölt, sa tuled koju, onju, mees on armastav, hoidev, lapsed eeme, onju, kalli, siis sa lülitad ennast tööst välja ja siis nemad annavad sulle seda positiivset ja tõstavad ja siis sa näiteks loed midagi toredat enda jaoks või teed midagi toredat ja sa hoiad selle energia tasakaalu ja see vaikselt niimoodi ronid nagu trepiastmel, vaikselt tõuseb see energia. aga kui sul ei ole kõrvalt, no osad on, kes käib trennis, kellel on mingi muu hobi, vaat sul on ka öeldud seal, et mingid teatud numbrid peavad tegema trenni, et mitte miinusesse sattuda, Mm, onju. nii, mm. et siis validki need asjad, mis sind siis tõstavad energeetiliselt. ja selle sünnikaardi järgi on ideaalne ju. isegi kui sa ei tea, siis lased sünnikaardi teha ja sa saad teada ja siis kui meelest ära läheb, võtad oma paberid, lapad, oot-oot-oot, mis ma nüüd tegin, onju, või mis ma tegemata olen jätnud. et sul on ju kasutusjuhend ees, mis on väga hea ju. meil on asjad tehtud lihtsaks, kätte toodud kõik variandid. aga vaata siis, kui inimene mõtlebki, issand, see maksab nii palju. ei, ma ikka, mul on ikka, ei, ma tahan ikka sinna minna. oi, ma tahaks ikka seal käia ja ma tahaks, ühesõnaga kõiki muid lõbustusi, aga mitte seda, mis on sulle arendav. Mm. niimoodi see on, siis noh, loogiline, siis sa ei saagi, sa oledki nagu orav rattas. aga kui sealt rattast ühelt maalt välja saad ja tavaliselt juhtubki see siis, kui sa saad nii-öelda jalaga perse, onju. ja siis see paneb sind ju otsima ja arendama ja abi saama ja tavaliselt jõutakse siis ikka selliste inimeste juurde, kas sina või mina, onju. ja sina juba siis saad öelda need asjad, onju. ja siis ta hakkabki ronima, tema areng hakkab sealt pihta, kus tema jalaga perse sai nii-öelda. ja siis sellel mega aastal. äge. no mega äge on selles suhtes, et vaata see, mida mina nüüd tähele olen ise pannud enda naha peal hetkel ja hästi paljudel lähedastel on praegu töökohavahetus ja on ka kahjuks või õnneks on ka see, et suhete lagunemist on väga palju. ja see on kõik need asjad, mis eelmine aasta 2025 tegemata jäi. ja. Tihtipeale me ju inimesed tegelikult ju tunnetame, et enam see koht ei ole nagu õige, nii nagu ütleme siis sinu puhul ka, et sinna tuleb lihtsalt mingisugune nähtamatu käsi ja lajatab sulle kas Mhm, elektriarvega või mingi asjaga. et umbes niimoodi, et mhm. kui sa ennast ei usalda, siis ma näitan sulle, et sa pead teise koha endale valima. et noh, jah, jah. saad aru, ükskõik mis asjaga. ja Mhm, praegu on ka, noh, mul endal on see koht, et ma nagu ühest asjast, ma olen sellest videotes nii palju rääkinud. eelmine aasta mhm, pidin juba lahti laskma ühest asjast, aga hoidsin veel, hoidsin, mhm, sest enda tehtud, nii ilus, nii enda tehtud. ja nüüd ma mõtlesin, et okei, mhm, selge, lõpeta ära, nii, teid jah. õpetan, ise ei tee ja nüüd lõpetan ära. Mhm, aga teate, kui mhm. hirmus on, nii hirmus on selles suhtes, on mitte ikkagi. siis nagu selline hirmus, et oo, ma ei julge vaadata. ma nagu Mhm, seesmiselt tean, et kõik on okei, aga minu teadvus ütleb, et Merike, ole ikka ettevaatlik, et no aga kas sa päriselt mhm, tead, siis ma ütlen, kuule, ära sega praegu vahele, meil on siin jah, tead intuitsiooniga mhm, oma diil. ja, jah. ja see on just see, mida sa räägid, et usalda ja, aga teate, ega see ei tulegi niisama lihtsalt, sest meil ju ei mõistus tule. kogu aeg taob vahele ja Mhm, see on pidev töö iseendaga. et et siin ma tahan ütelda ja aitäh, et sa mainisid ka muidugi need analüüsid, et analüüsis tõepoolest on olemas konkreetsed ametid, mis just konkreetselt sulle sobivad ja siis seda mina isiklikult ütlen, et on vaja selle hingemissiooniga kokku panna. seepärast, et mhm, kui hingemissiooniga on ikkagi see, et sa oled töökohtade looja
seal tulevad kõik asjad nagu välja, seal ei ole, kas sa oled töömesilane või sa oled ülemus, on ju, seal ei tule selliseid asju, seal on kõik niimoodi, seal koosneb 3 numbrist see sinu hingemissioon. Ja sul siis tuleb ju küll välja numbritest, segan vahele, sul tuleb küll numbritest välja ju. Näiteks ju number 1 ei saa olla alluvad, ikka tuleb ja, välja ju. nüüd ja aitäh, aitäh ja siis vaata, kui terane sa oled, tulevad küll ja kusjuures väga hea mõte, me võime siin korraks niimoodi läbi lapatagi kõik need grupid sinuga. väga hea mõte. aga ja analüüsis on see, et kui vähegi võimalik, siis võtke enda kohta seda informatsiooni, kas minult, kas teiselt numeroloogilt, astroloogilt, human design'ist, seepärast et mida rohkem endaga tööd teete, siis mina teen endaga tööd kogu aeg, Maila teeb endaga kogu aeg, nii et vaat siis on elupõline õppimine. kurja, mulle praegu nii meeldis, mis sa välja ütlesid. jah, et aga vaataks, tead, ma natukene hästi kiirelt räägin numeroloogiliselt ja sa ütlesid, sul on mingid kaardid seal, et äkki vaataks mingeid ja. toetavaid kaarte ka, et üks selline mõte, et kui üldse üleüldiselt vaadata, et näiteks grupp number 1, et kes on sündinud 1., 10., siis 19 ja 28. et kui nüüd numeroloogiliselt teid vaadata niimoodi, tegelikult üldse numeroloogias ametit arvestatakse teisest kohast. Ma vaatan seda aastast, aga iseloomu saab vaadata teie sünnipäevast ja te olete sellised. näete, mul tõmbasin kohe selja sirgu, sellepärast et natuke lont hakkas tagant minema. Tegelikult te olete nii hea potentsiaaliga olla juhtival positsioonil. Juhtiv tähendab seda, et sa ei pea olema boss. Sa võid olla ettevõtja, sa võid olla autojuht, sa võid olla bussijuht, sa pead olema vastutaval kohal. et ja mina ütleksin niimoodi, et kui siis juba numeroloogiliselt sa saad veel seda kinnitust, et sa oledki näiteks kas töökohtade looja, sa oled mingi rahvusvahelise mingi äriga oled sa seotud, siis sealt need tulevad kõik välja. aga okei, jätame praegu numeroloogia selles suhtes, et mis see sinu amet võiks olla. aga teie olukord on juba selline, et kui teie olete alluva positsioonis ehk siis liinitööl seal mingeid vorstikesi kiletades või ma ei tea, sokke karpidesse pannes, siis teate, teil on nii ebamugav enda sees. kui te lähete töökohalt, lähete koju, vot siis ongi see Maila näide. lükkad kannaga ukse lahti, ütled što bljadi ni ždali, vaata, ja siis hakkad põrutama nagu seal. vahet pole, kas sa oled mees või naine, sellepärast et sa oled täiega närvis, sa oled töökoha peal kogu aeg hoidnud oma potentsiaali kinni. ja teil on vaja lihtsalt lammutada, ehk siis mina ütleksin niimoodi, et kui sa peadki olema seal liinitöö peal, teie grupp number 1, siis leidke endale üks hobi kõrvale, kus te tunnete, et vot see on minu värk, vot siin mina ütlen, pane kasvõi neid naelu kingakontsadesse või ma ei tea, mida iganes, aga vot sina teed seda, vot siin olen mina spetsialist. seepärast, et muidu te lihtsalt hakkate seal oma kasse ja koere ja oma elukaaslasi ja kõiki lapsi piinama, seepärast, et teil on seda ülemuse verd nii palju sees. aga ja, ja. mis sul kaardid annavad mingit kinnitust seal või lükkavad ümber? oota, ei, ma veel ei ole vaadanud, ma lihtsalt segan siin, ma mõtlesin, et ootan, kunas küsimus tuleb. no küsimus on siis selline, et mida sina näed, et mis grupp number 1-le juba üks kukkus sobiks, maha. kas tegevuse suhtes, ametite suhtes, et kas sa kinnitad seda, mis ma praegu rääkisin, need, kes on siis sündinud 1., 10., 19., 28. kohe, kohe vaatame, üks juba kukkus maha, üks kaart, mis mul metafoorikaardid praegust kasutan. Kaart kukkus maha, mis näitab seda, et number 1 peabki otsima seda enda tegevust, eks ju. jah, et siin on küll, et hästi palju nägusid, hästi palju maske on ju, et noh, kohandab, ta ei tohi ennast kohandada teiste järgi, sest ta võib kaotada ära omaenda selle noh, isiksuse, oma nägemuse, ta peab minema oma selle järgi, mitte teiste järgi. vot see on see koht nüüd, kus number 1 ei tohi. jah, tõesti on ju, kui sa oled, võid kasvõi ollagi, noh, oledki näiteks autojuht ja bussijuht, sa oled oma autos, omas bussis oled sa juht, sa vastutad, eks ju. Mm. et ei tohi seda vastutust lükata teistele, et Ei. keegi äkki teeb, onju. ei, sealt ei tulegi kellegi tegemist. ma vaatan, nüüd hüppasid veel, kohe vaatan, sest tavaliselt mulle meeldivad need, mis hüppavad, need ruttavad ju. Niimoodi nendele numbritele, mis sa siis siin ütlesid, et kaartidega mul näitab praegust, et mis tuleb teha, hästi tugevalt tuleb sättida visioonid.
unistada tuleb suurelt, visioonid tuleb sättida ja tuleb ka vaadata olukordasid. noh, vaimseid inimesi on hea õpetada niimoodi, aga lihtsalt niimoodi, et sa kohe esimese hooga ei söö seda kuuma suppi, on ju, et ei kõrveta ennast, vaid sa pead ennast olukorrast natuke kõrgemale tõstma ja vaatama, et kuidas see oleks kõrvaltvaatajana, kuidas see oleks niimoodi. Siis see julgus number ühtedel, see julgus, et võtad kätte ükskõik, mis teised arvavad, võtad kätte ja sa lähed ja astud sellest hirmusüsteemist läbi. noh, näiteks see, et kui sa oled number üks ja sa pead tegema midagi, aga sa oled kuskil mingi töömesilane ja tõesti, et noh, näiteks 28 on kellegi all ja ta ei saagi miljonäri energias olla, sellepärast et tal on see alluvus, onju. et sa pead sellest läbi minema, isegi kui sa algul mõtled niimoodi, et mis jama on see, et need numbrid on niimoodi, aga kus mul siis miljonid on. aga sa ei ole ise selleks teinud seda sammu, sest see tundub natukene hirmutav, sest mugavustsoon ka, eks ju. et paljud ütlevad, et neile sobibki niimoodi, et nad tulevad, käivad, teevad oma töö ära, tulevad koju, puhkavad, et mingit vastutust ei ole, ütlevad niimoodi. ja siis ongi niimoodi, saatke oma palgakese, ei olegi mingit vastutust, pole ka midagi nuriseda, onju. ja sinna ühtede koha, need, kes nüüd see esimene grupp, mis sa siin ütlesid, onju. et selle koha pealt näitabki, et tuleb minna sellest hirmutavast tsoonist läbi ja teed selle esimese sammu ära ja sul tulevad asjad, hakkavad liikuma. ja sellega, kui sa selle esimese sammu ära teed, siis näitab, et sa oled juba ühesõnaga niimoodi selle jäämäe tipu pool, mitte ei ole enam seal tundmatus vee all, et sa ise juhid oma elu. jah, just nimelt see julgus teha see samm tundmatusse, aga siin tuleb, mul on alati öeldud narrikaardi järgi on ju lühiseletus, kunagi ammu noorena kuskilt lugesin, mis jäi meelde, et samm tundmatuse, mis kannab vilja, onju. et sa ei tea, sa lähedki pimesi nagu narr läheb, põmm, pea ees on ju, kaardis on ju ka niimoodi, et läheb, aga tegelikult sellel on tulemus, julgeb võtta riske ja selle grupi kohta, selle ühe grupi kohta näitab samamoodi, et isegi kui sa ei tea, mis sind ees ootab, sa pead tegema selle sammu ja sa pead julgema võtta neid riske ja siis hakkab edu sind soosima, et hästi lahe jah. ei mingit näita neid sellist kaarte. teistele lootumist Ja näita neid kaarte, kui sa saad. nii panid kokku juba? esimene oli see, on ju, et ma noh, ei saa loota teistele maskid. Niimoodi, et ise pead tegema, mitte olema niimoodi, et kõikidest teised las teevad, et mina panen silmad kinni, onju. aga muidu iseenesest need kaardid on mul siin see on see, et sa pead julgema suurelt unistada. nii. ja siis, kui ma vaatan kaarti, siis mul muudkui info jookseb, onju. siis teine ongi see, et sa pead kõrgemale olukorrast minema, vaatama asja teiselt positsioonilt. siis järgmine on, no muidugi see on ka see, et julgus oma varjust välja tulla, aga pead alati usaldama seda universumit, et esivanemad, noh, esivanemate hingedki, et toetavad sind. siis on see, et sa peadki minema sellest hirmust läbi. et see puur on nagu süsteem, on ju, ja sa lähed sellest hirmust läbi, sa teed selle esimese sammu ära ja tegelikult see, kuhu sa lähed, eks ju, et see on helge, nii et selle koha pealt, siis on niimoodi see kaart, mis näitab see jäämäe värki, et oled seal üleval, et teed selle sammu ära, siis sa juba oled ületanud selle pimeda ala. nii niimoodi. vähe. ja siis see näitab seda, et peadki tegema selle sammu tundmatusse, mis sest, et sa ei tea, mis sind ees ootab, aga vaata, lukuaugul on teerada on sul valgustatud, eks ju. minevik toetab ja mineviku kogemused ja siis see roosiline lukuaugu ümbrus näitab, et tegelikult on ju see samm on vaja teha, mis sest, et sa ei tea, sest tulemus on väga hea sinu jaoks, et vot sellised kaardid on mul. Need Nägite? metafoorikad, millega mul meeldib teha hästi palju tööd, sest siit saab teistsugust infi, teistsugused lahendused kui tavalistelt tarodelt, sest tarodes on ju, ega tarod on ka väga palju erinevad, et mul on ju ka erinevate piltidega siin praegu tuli lihtsalt hoobilt mingi üks kaardikene, karikate äss on ju. taros teame ju seda tähendust, et mis see karikate äss tähendab, et armastuse suhtes on nagu kõige paremad valikud ja kõige armastuse kaart on ju. ja vaat kui ilusa selle kujundusega see kaart on. niimoodi ja isegi kui on mingisugused natuke raskemad kaardid, siis nad ei ole nii sünged. jah, Eraku kaart on siin natukene selline sünge, aga ega mujal ka paremad kaardid ei ole. aga Eraku tähendus näiteks on ju väga hea ju. Erak näitab seda, et sa oledki pimedusest suunanäitaja teistele.
et aga mul tuleb veel infi niimoodi, et tavalistele tarode informatsioonile lisaks iga paki peal on erinev, erineva paki kaartidel on erinev kujundus. ja tead, kui huvitav on see, et selle erineva kujundusega sa tead, et vot see ongi seesamane mõtlemine, sa tead selle tähendust ja sa jääd sellesse kinni, onju. aga kui on erinevate kujundustega, näiteks Lenormandi tarod, seal on ju hoopis teiste piltide ja kujundustega ja siis mõtled, et huvitav tähendus on see, aga pilt näitab hoopis midagi muud. aga mm. see näitabki seda, et sa loed selle informatsiooni, sa kanaldad seda endale juurde, et see arendab ju ka. ja sa Muidugi. võtadki, loed need kaardid ette ja keegi ei saa sulle kõrvalt öelda niimoodi, et kuule, aga see tähendas ju seda, sest iga kaart, mis on teise kaardi kõrval, juba ju mõjutab seda tulemust, selle informatsiooni tulemust. et noh, lahe, lahe jah. nii et igaüks loeb ja tõlgendab eraldi, igaühel on oma andekesed, kanal lahti, kuidas keegi seostab neid asju ja ütlen ka niimoodi ja kõigil ongi õigus. et hästi vahva, hästi vahva, Vaadake, kui aga huvitav. Jah. metafoorikaarte meeldib kasutada, sest sealt saab teistsugust informatsiooni. Ma ise arvan nüüd niimoodi, et teie, kes te siin grupp number 1 olite, et siis mäletage nüüd seda juttu, mida Maila rääkis kuni sinnamaani enne, või kaarte, mida ta näitas kaamerasse. seepärast, jah, et Maila rääkis hästi palju juttu veel juurde ka, kui ta näitas Erakut, see enam teie suhtes ei olnud, ta jah, lihtsalt jah. tahtis näidata, kui lahedad kaardid tal on. Kusjuures mina olen see ei väga hea, et sa räägid, sellepärast et ma arvatavasti keegi tahtis seda infot praegu kuulda. Et võimalik. võib-olla tahab teada, mis kaartidega sa näiteks tööd teed ja ma tean seda, et kui Maila võtab seal ühe sahtli lahti ja teise sahtli, ma pole Maila juures veel käinud, aga ma loodan, et sa homme saan tule. läbi hüpata, ma tulen Mhm. et siis Mailal on kaarte küll, millega ta ei jää jah, vastust võlgu. on et jah ikka kaks kapitäit on jah, et kaks võib-olla kapitäit. vaata, võib-olla on see Rotile ise omanik, eks ju, Roti aastal sündinud, et siis on ju, oh, see on nii äge, nii, ostame need kaardid ja siis ostad neid kokku ja siis pärast on niimoodi, et pole pakke avanudki, nii. siis on vaja kuskile külla minna kellelegi, siis mõtled, et oh, talle meeldivad kaardid, oh, võtan siit, vaatan, mis tunne tekib, mis ma talle kingituseks viin, onju. Mm. et noh, pole midagi, siis on niimoodi. kuule, aga siis nüüd, kui ühed said, vaata, võib-olla siin jah, kahed ka praegu hoiavad sõrmi ristis, et ei tea, kas kahtedest räägitakse, jah, siis räägitakse. teie, kes te olete seal näiteks 2.10., issand, ma mõtlesin just, vot ei, vabandust, 2.11.2029 sündinud, siis vot Mhm. teiega on selline lugu, siis te olete väga head sellised inimeste lugejad ja te olete diplomaadid ja te oskate hästi läbi rääkida ja teie olete sellised väga vajalikud lülid inimeste jaoks. ilma teieta maailm ei toimiks. tihtipeale näiteks number 2 on üldse sellised pigem võib-olla tagasihoidlikum, veel eriti kui veebruaris olete sündinud. kui sa oled seal sündinud mingil teisel kuul, siis see võib mängida rolli, aga ma räägin nüüd üleüldiselt. Et number 2 on sellised, kes rohkem kohandavad ennast teise inimese olukorda ja see, mis on teile sobivad sellised nagu müügitööd, kas siis arvutis teha mingit asja, näiteks 11 päeval, 29 päeval, nemad võivad julgelt nagu telefonimüüki ka teha. et nemad on sellised tõnn-tõnn-tõnn, energeetiliselt kahtedest natuke teistsugune. kuigi 20 ja 2 saavad ka sellega hästi hakkama, nii et kui keegi nüüd ennast ära tunneb, siis võite seda rääkida. kusjuures IT-alane töö sobib teile väga hästi. Siis näiteks 11 ja 29 teile sobivad ka sellised, mis on nagu kiirete liigutustega, kiiresti on vaja reageerida. 2 ja 20 võib-olla nii kiiresti ei toimi, aga jälle sõltub natukene kuust. ehk siis mina ütleksin niimoodi, et teil on ka kindlasti, mis ma hakkan nagu ennustama nagu mitte ei numeroloogia. räägi, räägi, sest mul on nii lahe, ma juba panin algul need kaardid välja selle 2 kohta ja ja vaatan minu kaarte, vaatan, mida sa räägid, täitsa pekkis, kui üks-ühele on. räägi, no räägi. vaadake ja no siis Mhm. me täitsa eksprompt praegu teeme, seepärast et nüüd tuli üks mõte ja vaatame, jah. ehk siis mina räägi ütleksin, edasi. et teil on eriti sellel aastal, tegelikult ma ei tahtnud üldse niimoodi ütelda, mis teil on sellel aastal, aga kindlasti see hobuse aasta ise annab energeetikat sellist, et võtke see samm ja tehke muutus. kui te olete praegu tõsiselt olnud kuskil vaikne raamatupidaja, aga süda põksub selle peale, et tahaks vaikselt, ma ei tea, mootorrattaid müüa või tahaks midagi vot sellist teha või mingit action'it. pange ennast proovile, tehke, eriti 11 ja 29, ma ütlen, te olete eriti sellised nagu püssilikumad. Nonii, Maila, mis meil on seal? ja
ja vot niimoodi, nüüd jutu jätkuks palju muutuda, palju jutte ei muutu sinu jutust, aga maru äge, ka esimene kaart tuli välja ja oledki noh, niimoodi avatud raamatu ja võimalused, vaata nendele kahtedele siis tuleb sellel aastal hästi palju neid võimalusi. Ja muidugi meeskonnatööd näitab ka ilusasti, et kahekesi, et päris üksi ei Nemad ei toimu. ole ettevõtlikud, ei, nemad on pigem numeroloogiliselt ka, teie olete need jah, vahelülid, ilma kelleta mhm, asi ei toimi. just, number jah. ühed on pomotüüpi rohkem, aga Mhm, kahed mhm. vajavad meeskonda. just ja see aasta siis millegipärast tuli ka see aasta, see on, nendel on kahtedel on praegust siis nii-öelda läbiminek, see koht, kus nad peavad tegema selle muudatuse, et nad julgevad, kaardi peal on vikerkaari, on vihmasada, inimene läheb läbi, vihmavarjuga läheb läbi sinna vikerkaare poole, aga tähendus sellel on siis niimoodi, et sa lähedki, sa murradki läbi ja sa teed selle julge sammu ja otsuse ja sulle avanevad võimalused, näitab ka seda kaarti, et universumi poolt on hästi külluslik aasta, küllus on avatud kahtedele millegipärast, näitab, et lihtsalt tulebki, vaata, kui sa ütlesid, et see müügitöö sobib hästi ja sobibki ja tulebki teha. Ja täiega võtke kätte ja hakake tegema ja siis on niimoodi, et tulevad ideed. Hästi suur ideede generaatorid näitab ka, et tulevad ideed ja kui seda nüüd osata panna nii-öelda massidesse, noh, kasvõi kui sa number kaks on, noh, noh, oletame niimoodi, et on number kaks, mul üks tuttav on ju number kaks, kes on siis läbi selle, ta juhib firmasid ja kui mingid ideed ja värgid ja kui sa paned inimesed suunad niimoodi, siis tohutu kasu tuleb, et see müügiinimese töö tõesti, et sa ei pea ju otseselt müüma, aga sa pead ju andma selle lükke, selle energia ja no omal ka julguse, teen selle sammu, mis sest, et praegust kõik ütlevad, et on oi, ärge tehke ja kõik ei tea, kuidas see majandus on, aga noh, ma ei tea, kui palju kaks muidugi usaldab oma sisetunnet, mõned väga usaldavad, aga ma tean ka kahte, kes ei usalda, ütleb, et neid asju pole olemas, onju, tegelikult ju on. ja siis võtad selle julguse, lähedki läbi sellest nii-öelda pimedast alast ja sa lähed selle valguse suunas ja kõik ongi ilusti. aga maru äge jah, tohutud ideed, tohutu selline universumi poolt on antud külluse kanal täiesti avatud. kui sa lähed selles suunas ja mis veel nendele kahtedele näitab, et ükskõik, mis variandid nad valivad, ükskõik, mis teed nad lähevad, nad jõuavad sinna, kus nad peavad jõudma ja see toob hästi, noh, hästi kannab vilja nii-öelda. et tulemus on väga hea, et ükskõik, millised teed valib. maru äge. ja vaata, kui huvitav. ma praegu hakkasin mõtlema, et mul on ka võib-olla lihtsam natukene rääkida sellest nagu grupi iseloomust ja siis ka seda, et mida ma tunnetan numeroloogina, et mis teil nagu praegu peaks nagu selles suhtes toimima. aga vaatame, kuidas meil läheb, sest ega tegelikult ma räägin, eksprompt tahtsin lihtsalt jah, Mailaga lobiseda, aga nüüd tuli see, mis tuli. jah, kommenteerige ka teie siia, et muidugi info on väga üleüldine, sellepärast et vaata, kõik sõltub jälle, et mis kuus keegi on seal sündinud ja aastas, nii et võtke seda lihtsalt sellist nagu, vot teete süüa praegu perele ja panite meie video lihtsalt taustaks jah, kuulama, nii et just täpselt. rahulikult. üks asi veel nendele kahtedele on ju, on see, kui teil mingid mõtted, ideed peas on, siis ärge ainult enda peas seda kedrake, vaid julgegi teiste, kasvõi noh, algul näiteks nagu meie omavahel mingi noh, näiteks kui tekib mingi idee omavahel, me muidugi ei ole rääkinud, aga põhimõtteliselt on niimoodi, et tekib, et siis arutad ühega teisega, et sa julged seda ideed peast välja hakata realiseerima, et mitte ainult see ei ole su mõtetes, vaid sa hakkadki reaalselt seda ja see on nii huvitav, kuidas näitab kahtedele, nii kui tema seda hakkab niimoodi reaalselt ellu viima, tal tuleb kaasa neid mõtlejaid ja tegijaid ja see kuidagi, see on tervele inimkonnale, siis tervele ühiskonnale, kõik moodi, see mõjutab tervet inimkonda ja see on mega suure sellise power'iga. et jumala lahe asi on see kahtede jaoks. ma just mõtlen praegu seda, et vaata, kuna aasta energia on number üks ja kui me võtame üleüldiselt, kui me paneme 2 + 1, liidame Mm, kokku, siis tegelikult on see nähtavus, aga vot teie number kahe, jah. kuulake, ma nüüd hakkan rääkima sellest grupp number 3-st, aga kuule, kas sa saaksid lihtsalt korraga kõiki neid kaarte näidata ekraanile niimoodi, sa ei pea enam nagu üle rääkima, aga on oota, nad ma sul veel kohe, lahti? kohe, kohe vaatan, ma panen nad niimoodi, et peaasi, et ma suudaksin neid hoida niimoodi käes,
inimesed saavad siis ja pausile kasvõi panna selle video ja vaadata, et nojah, jah. me täitsa eksprompt teeme seda, nii et see ei ole nüüd mingi planeeritud, aga päris lõbus on. Mega kahju, et ei jää seda, neid kõiki niimoodi peale nii hästi, et tervet, et ei jää tervet seda. Ma ei tea, kas niimoodi, näeb, oota, ma vaatan, kui ma hoian neid, hoian niimoodi. tõsta ka nõksu ülespoole. vaatan, kus on niimoodi. Mhm. Nii, aga ma saan ka ühekaupa näita näidata. ükshaaval korraks Ja kiiruga, jah. see on sul kõigepealt raamat. on, kõigepealt see jah, avatud raamat, eks ju, kasutama võimalusi, siis on see, et koostöö Mm. niimoodi, siis on lühidalt öeldes ongi see, et lähed, mis sest, et ümberringi öeldakse, et kuule, see ei ole õige aeg või niimoodi, sina lähed. Mm. Sina jääd puutumatuks sellest, mis ümberringi toimub, sina lähed selle selges suunas, onju. siis on see, et universum toetab oo, küllusraha, kui lahe. muudkui aga julge, aga võta endale see samm teha ära, onju. Siis on järgmine kaart on see, et sinu need, et see hakkab vilja kandma, sinu mõtted, mis su peas on, kõik realiseeri väljapoole. Et kõik on väga okei. Siis on see, et hästi palju haarab kaasa rahvamassi ja see teenib hästi suurt osa siis inimkonda, et see ei jää, no ühesõnaga, see kannab väga palju vilja ja siis viimane on see, et ükskõik millise see tee sa valid, on ju, kui on sul hästi palju, need võivad muidugi ka mitut asja korraga võib-olla teha. Mm. Aga ongi niimoodi, et see tulemus on ikka üks, et sa jõuad sinna, kus sa pead jõudma ja see tulemus on helge. Et äge on ju. on äge. kuule, mis kaarte sa kasutad? Tead, Need need on metafoorikaardid, aga ma ei tea isegi, nad olid täiesti tavalised sealt. Ma Temust ostsin, tagant on valged, ma panin muidugi oma templit, panin siin mingisuguse mustri, et ei oleks päris valge plank seal taga. Et ei maksnud sittagi vabandust väljenduse eest, onju. Et kolm euri maksis seal Temus, aga kuna nad on metafoorikaardid, siis nendega on väga hea tööd teha. Et ma ei mäleta, ma pean vaatama sealt selle tellimuse pealt, et mis seal oli, aga igal juhul, kui väga mingid kihvtid. kaardid tulevad sealt sarnased pildid ette, mis tuleb tuttav, et siis selle järgi saate tellida ja nendel ei ole üldse niimoodi, et sul peab olema mingisugune tähendus, et sa pead kuskile kinni jääma, et nüüd, oi, mis see kaart tähendab. sa vaatad peale, on ju, kujundid kõik on ja sul lihtsalt informatsioon hakkab tulema ja sellepärast mulle nad meeldisidki. Ei mingit kinnijäämist nagu tarodes. See tähendab seda, see tähendab seda, see tähendab seda. väga Ja, kihvt, ma kirjutasin ja, endale ülesse. just ja see arendab ka, see Mm. arendab ju inimestel ajutööd. ja, aga see grupp, see oli number 2, eks ju, siis praegu jah, nüüd number on 3, kolm. siis teie, kes te olete seal 3, 12, 21 ja 30, siis teiega on see lugu, et te olete iseloomu poolest loodud tegelikult Maila samal ajal siis kuulates mind vaatab kaardikesi, tunnetab kaardid, et teie olete tegelikult hästi elavad inimesed ja see, mida teie peaksite tegema üldse mitte siis ainult sellel aastal, aga kindlasti, kui te olete lihtsalt kuskil liinitöökoha peal või sa oled näiteks, ma ei tea, ka raamatupidaja, võib-olla sul on oma enda raamatupidamise ettevõte, aga te olete, teate, loodud esinema, rääkima, välja ütlema ja teil, kusjuures, kui ma nüüd vaatan numeroloogiliselt seda aastat 2026, siis teil on vaja võtta risk ja teha mingi kardinaalne muutus oma ettevõtmises, sellepärast et see nõuab teil natukene sellist panustamist ja töö tegemist. seepärast, et sealt tuleb mingi vili, aga seda tuleb teha välja rääkides, välja üteldes, seepärast, et teil on kurgutšakra hästi arenenud ja kusjuures number 12 unustasin ka ütelda, nendel on ka kõik väga kurgutšakraga seotud. Et teil on vaja teha midagi, eriti siis, kui hirmutab. vot, Ja. vot siis tuleb nagu minna tulla. vot ma ei ütlekski rohkem midagi, sest te olete sellised, teid tunneb ära seltskonnas niimoodi, et see, kes kõige rohkem kõõgutab, nalja viskab, selline ta-ta-ta-ta-ta, siis te saate kohe aru, see on raudselt grupp number 3-st. ja kui ta ei ole näiteks number 3 või siis tal on kaks kahte. ja, ja siis noh, 2, 2, ei, sinul on see, et sa oled seal juunikuus vist sündinud, ma arvan, sul tuleb sealt välja. sul on aasta lõpus on 2, jah, aga ja 22 on kaks kahte ju, mis sest, et ja kokku 4, aga see on eraldi number. see on eraldi number, sinu tuleb rohkem see sellest juuni, ära sega vahele, Maila, ma ütlen
no vot, nii, niimoodi me siin kõkutame. ja, aga ja. vaatame, Maila, mis sinu need asjad näitavad ja siis mäletad, näita ükshaaval ka neid aga ma hakkangi kohe ükshaaval näitama, näita. sellepärast siis ma saan rääkida, Mm. et mis siis esimene kaart näitabki, näitabki seda, et te peate välja tulema, et see julgus võtta kätte, vaata, siin on niimoodi, pildi peal on niimoodi, et on merineitsi seal all on ju ja peal on paadiga siis inimene. et te peate sellest oma sellest sügavusest välja tulema, peabki selle julguse tegema, et ilmuma pinnale, et ei tohi olla kuskil peidus, on ju. peidus ja mm.. see on nii, siis on sama kaart, mis algul nendel oli, et tuleb võtta vastutus, tuleb võtta endale see, noh, ühesõnaga sa võtad endale oma näo, et sa ei kasuta kellegi teise moodi, ei pea olema. vaata, kui huvitav, et iga kord tuleb erinev seletus sellele grupile, kui see Mhm. kaart on üks, eks ju. et te peate võtma vastutuse ja peate tulema välja Maila, ja et see, sa ütlesid, Maila, ma ah, tahan ühte asja siia panna, teate, mis teil kolmedel on kõige suurem nagu see eelmise kaardiga läheb kokku. Te jah, tavaliselt näitate välja, et teil on kõik hästi kihvt, aga olge nii head iseenda vastu, rääkige sellel aastal välja, mida te päriselt tunnete sees. vot see kaart praegu ütles täpselt selle, jah, nii nagu ma ütlesin, jah, et olete seltskonnas et ei alati. kanna maske. ja, et ärge kandke maske, hakake endale lubama olla nüüd aus endale. vot nii, jätka. ja ei, küll me hakkama saame vahepeal. saame jah? nii siis jälle sama kaart, mis siin niimoodi, et tuleb ükskõik, mis teist arvab, tuleb minna enda selles suunas. mm. ja see ongi see, mis sa ennem ütlesid, et tuleb võtta kätte julgus ja kui hirmutab, siis tuleb eriti minna, eks ju. -hmm. ja tulebki minna nõndamoodi, siis väga suurelt te peate hästi suurelt unistama. see näitab sellest, et väga hea nagu väiksed, et mitte väiksed unistused, vaid teie just nimelt peate suurelt unistama. mm. ja sellepärast, et see unistus hakkab looma. Mm -hmm. ise olete enda tuleviku looja, te peate suurelt unistama. vaata, pildi peal on ka ju niimoodi, kaardipildi peal on see pilv on ju ülevalpool on need unistused. all on selline tumedam ala seal, kus inimene all seisab, eks ju. Mm -hmm. all on tumedam ala, et see võibki olla, et see, mis hirmutab, vaatad, et issand, kõõda päikesepilv, aga tegelikult, mis pealpool on ju. see mul on tulebki oma loss. hirmudest läbi minna, suurelt unistada, oma hirmudest läbi minna Mm. ja saadab tohutu edu, siis jälle sama kaart, mis eelmistel, et ükskõik, mis teeraja te valite, see viib ikka sellesse helgesse, õigesse kohta ja samamoodi koostöö, rahvamassid, vaata, sa ütlesid, et number 3 on esinemine, et te peate olema Mm. avalikult välja ja rääkida. jälle rahvamassid on ju. ja siin on see kaart, kus näitab, et vaata peeglisse on ju, ahah. nii siis peegelkaart ka, et ega siis inimesed tunnevad ju ka ära, et kui, mida sa sisemiselt, mis sa välja peegeldad, seda sa saad. aga siis hakkadki, kuna ennem oli, et see suurelt tuleb unistada, siis sa hakkadki unistama suurelt, siis hakkad ka ligi tõmbama ja hakkadki mõtlema selle peale, et mida sa välja kiirgad. Mm. täpselt on nii. ju. ja just. see ja on see. julgus olla sina ise, vaata peegelpilt näitab sulle ka ära Mm. selline, milline sa oled, eks ju. ja siis ongi niimoodi, et julgus olla teie ise, aga seal peegli ümber on, maru lahe oli täistaevas ja galaktika ja tähed. tähed ju, kui ligemalt vaadata, siis siin -hmm. ümber on ju tähed, eks ju. aga Mm. mis tähed meile sümboliseerivad? tähed on edu. väljapaistvus, edu. näete jah. samas mega lahe. mina praegu üks on ütleks. veel üks on veel või? ma juba tahtsin natuke täiendada. ei ja näed, valite oma tee, pusle asetud kokku, järjest teile tuleb igasugused need, et hakkate oma rada käima ja teil järjest tuleb kõrgemalt poolt tulevad need juhised. lahendused ja mm. täpselt, teie peate lihtsalt tegema selle sammu, et näed, tee on ju valgustatud, kõik on ju valgustatud. Mm hästi -hmm. lahe, et number 3, tulge välja, hakake särama. issand, kui huvitav, ma hakkasin mõtlema Maila, et issand, me oleme nüüd mingi tunnikese lobisenud, vaatame, kuhu maani me lähme, aga tahaks tegelikult teha kogu grupi ära. Siis see nüüd läheb salvestusse küll, aga ma ütleks niimoodi, paneme Maila korraks pausile ja siis me kohe jätkame peale pausi. Teie näete seda videot nüüd järjest edasi, aga teeme korraks pausi. Okei. ja jah. no nii, me oleme tagasi. Teil muidugi ei juhtunud midagi, teil läheb film edasi, aga me siin vahepeal tšillisime Mailaga. nii, siis neljad ja no, grupp number 4, siis need on need, kes on sündinud 4-13 ja siis ma tegin spikri ka veel 22-31 et nii kaua, kui me siin räägime, üldse polnud ette valmistanud, aga väga kihvt tuleb minu meelest juba praegu välja. teate, teie kohta ma ütlen niimoodi,
et üldse siis grupiga, üldse kui ma võtan seda teie energiat, siis see, te olete hästi strateegilised, väga suure potentsiaaliga inimesed ja teile ma soovitaks ka rohkem vaadata juhtivat potentsiaali ehk siis juhtivat töökohta või siis niimoodi, et kui te olete kuskil alluvuses tööl, siis võtke rohkem vastutust. Ärge tehke seda, mida teil on hästi tüüpiline, see, et te vaatate, no näed, vaata, kuidas tema nüüd käitub, ärge vaadake seda, kuidas teised teevad, mõelge ainult ümber oma naba, sest väga paljud teie grupi liikmed siis niinimetatud, kes on sündinud 4, 13 ja 22 ja 31. No Mailakene ka läheb meil siia, aga see info on väga üleüldine, siis see, mida te kipute tegema, on tihtipeale seda vot minevikust mitte lahti laskmist, et sellised nagu jäävad meelde, no näed, vaat siis oli ikkagi niimoodi ja vot siis oli muru rohelisem ja vaata, no on ikka see Eesti Vabariik või ärge tehke seda, laske energia vabaks. Ja see aasta nüüd, kui me natuke puudutasime juba, mis siis see aasta toob numeroloogiliselt, mina ütlen, teil on hästi palju suhtlust. Olge avatud, aga ärge uskuge kõik, mis on kuld, ei ole hiilgav, eriti mida mina ütleksin praegu 4-le, millegipärast tuleb kohe spontaanselt. Praegu on hästi aktiviseerunud, üleüldse see kuulub kõigile see informatsioon, et need püramiidskeemid ja asjad. Mul on isiklik kogemus, mina ei ole number 4 grupist, aga eriti teie number 4, kui te mõtlete selle peale, et vot paneks vot nüüd sinna, vot see on töötanud kõigil, aga teie ei ole kõik. Sellepärast, et teil on nii tugev intuitsioon, et teie tunnetage ja see, mida teil intuitsioon kohe esimese raksuga ütleb, see on õige. Ärge mõelge niimoodi, et Teedul või Maalil läks nii hästi, vaata, et mul läheb raudpolt niimoodi. Teie juures täpselt uks sulgub, pange tähele. Minge oma sisetunde järgi ja kui on võimalik, siis tehke oma ettevõte, oma näiteks seesama hobi, mis teil on juba aastaid olnud, tehke sellest midagi suurt ja enda oma, mille üle te tunnete, see on minu laps. Ja minevik proovige kiiremini nagu maha jätta, et seda pole vaja tassida kaasas. Kõik on uus septembrikuus. muideks Mailake. täiesti õige, muideks see ongi niimoodi, et sa vaata, ma 22-na võin ka öelda, et mul tuleb kohe algul see tsips, see teadmine ja tegevus ja siis hakkab mõistus, et ei tea, kas ikka niimoodi on, aga see jätke ära, see on mõistus, see tuleb segama. See on see egregor süsteem, mis tuleb meid mõjutama, et sa jumala eest ei lähe oma teed, et sa oleksid seal, noh, need, kes on tavalise koha peal tööl päevast palgapäevani, et sa jumala eest ei läheks süsteemist välja, sest siis sina oled ju nagu doonor, toodad seda, toidad seda süsteemi. Et siis ju süsteem kukub kokku nii-öelda, et te peategi ennast usaldama, te peate minema oma teed ja looma seda väärtust, hingega tehtud väärtust. Ja see, kui sa algul ütlesid mingi, ma ei mäleta, mis lause oli, aga alumiseks kaardiks tuli see, et mina ütleks seda, et nendel on, minevik on läbi, on ju, vaata, siin on niimoodi, et on kardinad on läbi, on ju, ja lähed oma selges suunas. Näitabki seda, sa ütlesid, võtke suurelt ette. Ja mina ütlen samamoodi, et võtke suurelt ette. Siis tuli sama kaart, et tuleb minna, isegi kui on hirmutav, tuleb minna. Seesama kaart, vihmast läbi, aga teie jääte puutumatult, teie lähete. Et teid ei huvita, mis see tädi Maali või kuskilt ütles, et oi, näe niimoodi. Nii. Ja see, et tuleb vaadata ka suuremat pilti, kõrgemalt, intuitsioon on väga hea, eks ju. Kõik on ju täpselt 10-sse ja siis tuleb jälle seesama peeglikaart, mis kellelgi, et vaadake peeglisse ja see, et mida sa välja kiirgad, eks ju. Ja siis, kui sul see peegelpilt ei meeldi, on ju, no siis muudad seda. Ja näiteks ongi niimoodi, kui mulle ei meeldi surakad, ma panen patsi, on ju, pole hullu. Katsu väike näide, lihtne on ju. Et see peadki vaatama, mida sa välja peegled ja mis on väga ilus on nendele number 4-dele siis on see, et teil tuleb selline täielik vabastus, te naudite seda, mida te teete. See on nagu aasta keskel juba jääb niimoodi, et te saate oma inspiratsiooni, oma voolavuse, oma kõik selle enesekindlus, kõik selline ja te lähete selles omas suunas, mida ei tohi kindlasti teha, nagu sa enne ütlesid, ei tohi vaadata, et kes kuidas teeb või äkki ei lähe, on ju. Siis on siin selline kaart, mis näitabki niimoodi, et kui sa jääd sinna istuma ja vaatama, mida teised teevad, ise ei tee, siis sa jäädki sinna raami ja sa jäädki istuma. Ja kõikidel juhtub hästi, kõik läheb hästi, on ju. Ja kui sina ei tee seda sammu ja jääd sinna istuma, siis sa jäädki sinna istuma. Siis järgmine kaart on, sa ütlesid, et 5 kaarti võtame. Mis sa arvad, mitu kaarti mul on? Nii, juba läbi. Et unistage suurelt, julgelt suurelt ja hakkame unistusi ellu viima. Ja siis järgmine kaart näitab, siin on maru lahedalt on küll selline 2 kuristiku vahel, aga see on nagu DNA ahel, eks ju.
siis on niimoodi, et te lähete, isegi kui tundub esialgu ebakindel, siis tegelikult teid toetatakse ja lähetegi väga palju ongi niimoodi ühest etapist teise minekut teil neljadel sellel aastal, võtategi selle julguse kokku ja lähete ja universum toetab ja ongi niimoodi, nagu sa enne ütlesid, et tehke midagi seda oma, mida te tahate, ja, tehke oma firma või nii ja tehkegi ja tuletegi sellest ilusti välja, pärast naudite seda oma unistuste tulemust, et mis te olete pärast väga rahul selle sammuga, mida te teete. nii et tehke julgelt. ja no ma ütlesingi niimoodi, et kui on vähegi võimalik, kui teil on see hobi, mida te harrastate, aga olete kuskil tööl, siis tehke sellest hobist sellel aastal see mingi oma Ja. asi. Et ja näete, Maila kaardid praegu täiega töötavad, oh täitsa pekkis. Maila, on teate, ju? see tuleb No, veel vingem, kui ma arvasin, selles suhtes, et meil polnud üldse Mailaga plaanis, mõtlesin, et lihtsalt lobiseme, natuke räägime juttu, aga näete, pange kommentaarid, kuidas meeldib, et täitsa kihvt värk, mulle meeldib igastahes Maila. kuule, mulle endale meeldib. No vot, teate, lähme 5 juurde. Ma praegu kirjutan kogu aeg üles, et ma nagu, siis ma näen silme ees ka. Ehk siis teie grupp number 5, kes on siis 5., 14. Ja mis siis veel, 23. Ütlen niimoodi, kui otse välja, kui numeroloogiliselt vaadata, teile pilgu peale heita, siis te olete kõik loomulikult erinevate iseloomudega, aga võtame ikkagi nagu number 5 praegu üleüldiselt. Teie olete hästi sellised liikuvad, nii ütleme siis ka füüsiliselt, logistiliselt ja teie mõttemaailm liigub väga kiiresti. Siin on nüüd nagu selline asi, mida mina tahaksin ütelda teile, kui nüüd vaatan 5 üleüldiselt, siis palun fokusseerige oma tegevused, oma asjad ja see, et kui tal on mõelnud seda, et teete selle firma, te olete hästi ettevõtlikud nagu firma loomiste osas ka. Ja kuna see aasta annab teile hästi palju sellist energiat teha ja teil on veel ka selline, teate, liblikad kõhus aasta, kui ma nüüd võtaksin seda niimoodi. Tadaa! Näete, pekki, täitsa pekkis lihtsalt, kuidas see töötab. Ja siis ongi niimoodi, et no vot tahan vägisi ütelda, kuna armastus on ikkagi armastus, kui te nüüd innustute ühe ettevõtmise peale või siis inimese peale, siis kuulake intuitsiooni, kui intuitsioon ütleb, et vot kas teed sellega või et ära seda tee, kui sinu intuitsioon ütleb, siis ütleme ikkagi grupp 4 on väga intuitsioon, aga see sõltub näiteks, kui teil on ka 4-sid või 9-id on seal kuus ja aastas on ju kuskil, võite kommenteerida, siis teil on nii terav intuitsioon ja kui te tunnete, see asi on terav, siis armastusega on ju alati see, et esimesed liblikad tekivad sellise mõnusa tunde, aga pärast vaatad, et no on nii. Ma ju arvasin, ma ju tundsin kohe seest ära, et siin midagi nagu on vale. Et uskuge endasse, fokusseerige oma tegevust ja teil läheb kõik väga-väga hästi. Te teate tegelikult, kuhu te peate minema, te teadsite juba eile ja te teadsite juba 100 aastat tagasi seda. Maila, anna väga mind. lahe, eks ju, ja niimoodi ja mul ka esimesel kaardina tuli viitele välja kohe, see on see kompassi kaart, aga see tähendab seda, et teie intuitsioon tõuseb. Te hakkate, tundlikkus järjest tõuseb, et te ei jäägi enam sellisele noh, sellisele tasemel nagu te olete, vaid intuitsioon tõuseb ja siis on võimalik teil niimoodi, et oma eluraamat ümber kirjutada. No vot. Et noh, ma loen ka seda selles suhtes, et teetegi hoopis uusi väljakutseid, võtate vastu ja te kirjutate oma need vanad, kuidas need vanad mustrid või kirjutate ümber. ühesõnaga ka see pimedam osa jääb selja taha, et teil tulevad uued, Uued ei ole tegevused. enam need vanad asjad, ei ole niimoodi, et sellel nii see, need mineviku halvad kogemused, et nüüd ma ei julge teha sammu. Teil on need läbitud ja te just nimelt peate minema, sellepärast et teile on antud uued võimalused. Siis, mis sa enne ütlesid selle kaardi kohta? Sa ütlesid midagi niimoodi, fokusseerige, onju. Ja fokusseeri ja. Fokusseerige ja samas niimoodi, et vaadake siis asja ka natukene selliselt kõrgemalt suurema pildina. Siis oli see liblikat kõhus tunne. Siis tuleb teile see kaart välja, et see liblikat kõhus tunne küll, aga see ei ole päris otseselt see liblikat kõhus tunne, aga see on ka niimoodi, et nüüd on, vaata seisab seljaga selle tumedama poole poole. See näitab samamoodi, et kõik need unistused, kõik need hingeülesanded, mis on olnud, et minevik on nüüd läbi ja te loote seda, lähete ainult selle uues suunas, ei mingit tagasivaatamist, et oi jah, ma olen nii palju teinud, et mul ei ole läinud hästi, et igaks juhuks ma äkki ei tee, onju. Just nimelt lähete, sellepärast see igaks juhuks aeg on teie puhul läbi. Et siis samamoodi vabanemine, kõik kergusega uue loomine, et hästi lahe ja enne sa ütlesid mingi riskiteema, onju.
põmm, kaart oli selline, erinevad valikud, tuleb julgeda võtta riske, siin on erinevad valikud, onju. Tee peal, ükskõik mis tee siis valite, erinevad valikud, kas te julgete seal riski võtta või ei julge. aga mis siin on, näete, punane lind, eks ju. mm. täna, praegust on ju veel tulihobusaasta, eile hakkas, eks ju, et see lind on ju ka kõrgema energia sümbol, et see toetab meie neid, panen selle kinni, et see toetab ju teie teed. Et kui tuleb teile mingisugune takistus teele, vaata, kuna see post on keset teed, on ju, Mm. näitab, oh, siinpool on risk, sealpool on teine asi. Ma ei teagi, mis need tähendavad siin inglise keeles on ju, ma pean siis, põmm pea ei saa ju aru. ärme mõtleme seda, ärme Ei mõtle. mõtle sellele, aga lihtsalt niimoodi, et teie teete oma valikud, aga teid toetab. Kuna ülemine on risk, on ju, ja sinna tuleb see lind peale, siis näitab, et te just nimelt peate võtma neid riske ja see kannab vilja. Ainuke, mis võib olla takistuseks, ongi need küsimärgid peas. Miks, kas niimoodi saab, kas niimoodi, kas seda, aga teekonna lõpus on ju näha, et valgus on ju. Niimoodi, et igasugustest miksidest lähete läbi, ei hakka omale sättima mingisuguseid takistusi, et ei tea, kas ma ikka teen või ei tea, kas ma ikka saan. Lähete ja saate ja ongi niimoodi. ja ma, Vot. ma täiendan natukene siia 5 juurde veel seda ka, et ma soovitan väga, teile väga omapärane on see, et te tihtipeale vaatate, et kas sellest on kasu või ei ole kasu. Siis 5 vaatavad seda tihtipeale, aga tehke seekord niimoodi, et vaadake läbi sellise positiivsuse ja läbi selle, et see on võimalus, sellepärast et üks asi avab nagu teise asja. Et võib-olla esimene ei ole kohe nagu see, et no ma ei tea, siit ei saagi päris hästi nagu kasu, on ju, et rohkem miinust, aga näe natukene seda nagu võimalust veel selle taha, et kui ma nüüd selle etapi ära teen, vot seesama riski oma praegu tuletas mulle seda meelde, sest okei, me oleme kõik nagu kuidagi tahame raha saada, aga vot teatud mõttes see grupp number 5 on rohkem selle peal väljas, see on numeroloogia. Räägin lihtsalt numeroloogilisest võtmest, et kui sa ennast nüüd ei tunne puudutatuna, ära üldse võta endale, jäta see info kellelegi teisele. vot niimoodi, selles suhtes, et minu meelest väga kihvt koostöö jälle. On jah, nii äge. Kommenteerige siia. Lähme number 6 juurde. 6 on siis üleüldiselt armastuse energia. Ja teiega on siis see lugu, et teie gruppi siis kuuluvad inimesed, kes on sündinud 6., 15, ma panen silme ette, et ma jälle. 33. Aga 33 ka või? Ära hakka tüdruk putru ajama, siin mõtlen. Ajad mõistuse sassi. Ja 24. Vot on tüdruk. See on tagumine kord, kui ma sinuga siin teen seda asja. Tühistan. ja see oli ja selles suhtes, et ei, meil läheb päris lõbusalt. Ausalt öeldes ma ise kuulun gruppi number 7, ma juba ootan põnevusega, mis ma selle kohta välja ütlen. Aga 6-ga siis selline asi, et üldjuhul teie energia on siis selline numeroloogiliselt, et hästi palju muretsete teiste pärast, enda pärast ja muidugi teatud numbrid siin mängivad natukene teisiti, ütleme 6, 15, 24, te olete erinevad, aga samas teil on ikkagi see hool ja mure ja liigne vastutuse võtmine, aga sellel aastal ma soovitaksin, kuna tuleb see number 1 aasta ja teil on see koht, kus te vaatate enda sisse rohkem ja nüüd tuleks rohkem enda käest küsida, kas see, mida ma siiamaani teinud olen, on seda väärt olnud, kas oled liiga palju võib-olla enda arvelt lasknud kellelgi liugu lüüa, mida te tavaliselt teete? ehk siis see, et ka kui teil on lapsed juba seal välja läinud või mingid asjad on oma aja ära elanud, lase neil olla. Teid ma ei paneks gruppi number 4, kes nagu nemad lihtsalt muretsevad kogu aeg ja nendel on kuidagi kogu aeg tuleb see minevik, aga te vaatate rohkem tulevikku. äkki igaks juhuks vaata, et oleks 5-toaline, et lapsed on seal küll sul juba 40-sed on ju, aga äkki nad tulevad külla. No äkki tuleb püksi, nagu öeldakse, et ela oma elu, võta seekord selles aastas see koht, et hakka ennast päriselt armastama ja mõtle selle peale, et sa oled väärt seda. No ma ei tea, mis see Maila muigab meil seal praegu. Mina muigan seda, et siin ka alumine kaart näitab, mis mulle näitab seda, et nüüd ongi see uus etapp, et sa ei lähe enam vanasse tagasi, et sulle on antud saatuse poolt uued võimalused ja siis tuleb kohe esimeseks tuleb selline kaart, mis näitab, et universum annab sulle alati käe. Et sul on kõik võimalused, nendel, kes te olete selles grupis siin on ju, et teil on kõik võimalused, et universum toetab teid. Siis jälle see kaart, mis ühtedega tuli seal number 1-dega on ju, et juba see veealune osa on teil ületatud, et te liigute ainult paremuse suunas, helgemas suunas. Muidugi, eks siin ka ju, seda ronimist on siin küll, eks ju, aga te olete juba täiesti teadlikud ja teil liigub paremuse poole.
tuleb võtta riske ka nendel. nägin. samamoodi tuleb teha valikuid, tuleb võtta riske julgelt ja võtategi julgelt. nii, siis tuleb armastuse suhtes kaart. on selline, vaata kui vahva, eks ju, Süda. et see südamekujuline ja siis, et vesi on tunnetega seotud, emotsioonidega seotud ja et see ajab üle, eks ju. armastuse suhtes tuleb teil hullult armastuse aasta, et kõik ülevoolavad tunded, aga teie peate jääma endaks, sest siin kaardi keskel on näha, et see inimene on ju, see tähendab, see teie number 6 olete seal keskel oma tunnete keskel ja, aga see vesi seal on ju rahulik, nii et te suudate oma need tunded ära valitseda ilusasti. et hästi selline armastuse aasta, mis siis veel näitab, näitab seda, et isegi noh, see on niimoodi, linn on taustal on ju ja siin on need inimesed on seal selle lõkke ääres, et teid loodus toetab, et minge isegi, no vaata, kui sina ka ju praegust, kus sa seal elad, sa lähed jalutad, teed ju looduse jalutuskäike seal, eks ju. niimoodi ja siis ka, et saate laadida ennast. Teil on vajalik ennast laadida looduses, et see kontakt maaga ja siin on selline noh, mis see on meil, see on see torn. jah, aga põhimõtteliselt on ta Majakas. nüüd majakas, eks ju. Majakas, jah. ja et te lähete rahulikult omas suunas, et teile näidatakse alati teed. ükskõik tulevad siis, kas kõrgemalt poolt näidatakse, aga teil on siht silme ees. et te lähete igasugust olukordadest läbi, sellepärast et teile on, noh, teile on universumi poolt antud see siht silme ette ja toetus. ja lõppkokkuvõte väga rahulolev, kõikide unistuste täitumine, väga rahul, isegi nende utoopiliste unistuste, sest noh, paistab, et hästi sellised romantilised ja kuued hästi sellised unistajad, et teil on niimoodi, et teie tunnete lõpuks väga rahulolevat ennast, sellepärast et kõige julgemad unistused ka täituvad. tead, mis, Maila, kas sa saaksid need 4 viimast kaarti praegu üles tõsta? ja neid on isegi niimoodi lihtsam, et ma panen ühte kätte, teise kätte, et teil jääksid just need jääksid. no esimene oli ka hea, see universumi toetus. kõik on hea. aga ma panen need. ja natukene, kui saad toeta oma küünarnukki, siis ma tahtsin ütelda, vot see on see koht, kus nüüd see aasta viib teid number 7 energiasse, kus teil see intuitsioon, te hakkate rohkem enda sisse vaatama ja vaadake seda nii kihvti, see vasakult esimene, mis on see süda ja vett tuleb sealt nagu välja, aga sina oled seal keskel, sa jõuad enda südamesse sellel aastal, kui sa lõpetad nagu teiste pärast muretsemise ja seesama, vaata see, kus on see linn on ju ja seal on see, sa saad omaette olla, leiad selle looduse koha, nii nagu Maila ütles, aga loodus ongi sinu sees juba olemas, kui sa lihtsalt jätad selle kära ära, mis sinu ümber on, just nagu numeroloogiliselt ja need 2 viimast nüüd, mis Mailal on seal niinimetatud vasakul käel on ju, või siit, kui me vaatame siis paremal, siis see ongi see, et sa jõuad endani. aga need võimalused, mis kõik nagu väljaspoolt tuleb, siis see, mina ütlen, et sellel aastal rohkem sa leiad iseenda üles. aitäh, Maila, käsi. aitäh, nii et nii hästi palju toetust. mega lahe on ju, et samamoodi panen need kaardid sulle ette ja sul muudkui aga jutt jookseb. info muudkui tuleb, eks ju. no Need on head kaardid. on head kaardid, aga samas see, et nad praegu nii hästi ütlesid seda, mida mina nagu numeroloogiliselt enne seda, kui sa kaarte näitasid just, ja mis sa rääkisid. ja just numeroloogiliselt. siis teil on just see värk, mida ma ütlen, kallid kuued, 6, 15, 24, siis te muretsete teiste pärast liiga palju, muretsege enda pärast. nii. ai kurja, ütleb minu grupp. nii lahe. ai kurja. nii, ma panen, nii, grupp number 7. Maila, mul tekkis vahepeal küsimus, palju seal pakis kaarte on, näita seda pakki, kui paks ta on? tead, ma ei tea, kui palju. päris palju. üpris palju, ma ei ole neid lugenud, aga kuna nad tulid sealt kilekotikese sees, neil ei olnud karpi ümber, siis seal ei olnud kirjutatud, mitu on. aga ma mõnikord võin ära, noh, korralik paks see, sest mul on nad suhteliselt uued, on ju, aga kui ma nad ära lappan veel, ma silma järgi võiks öelda, et neid võib olla 78. ma loen ära ja pärast ma ütlen, kas on 78, aga ma loen seda eetriväliselt, siis ma võin sinna alla panna. kas on 78? tead, miks ma seda... Inimesed võivad teha pakkumisi. kas on 78? ja mitu kaarti on pakis? jaa, et see, kes ära arvab, see saab iseendale need soetada sealt temust siis.
see ei ole kelle hea seal pakkumine, keegi ei viitsi lugeda. ja tegelikult tegin nalja, aga tead, miks ma seda ütlen, siis praegu nii huvitavalt, nii tihti tulevad praegu ühed ja samad kaardid välja, et noh, jah, seesama risk vaata tuli välja ja see. ja mitmel on ju, jah, Ja, ja. ma mõtlesingi, et äkki sul on kaardipakis ainult 10 kaarti ja sa keerutad neid seal sõrmede vahel. Ei, ikka rohkem, ikka rohkem. See oli reklaamipausiks selleks, et natukene hinge tõmmata, sest grupp number 7, kes on sündinud 7., 16., 25. Te olete loomu poolest juba väga intuitiivsed inimesed. Osad teist on sellised rohkem strateegilised, nii nagu ma ütlesin, et info on väga üleüldine ja tihtipeale, mis teil on siis ütleme omane, on see, et te ei räägi tihtipeale välja, mida te arvate või kuidas sina seda süsteemi nagu näed või ükskõik mis olukorras. Te mõtlete kõige rohkem oma peast seda läbi ja siis see, et no kuna ma olen ise 16 päev sündinud, siis ma just mõtlengi, et tihtipeale mulle öeldakse, et aga kust ma tean, mida sa mõtled. Siis kuna mul on muidugi märts ka, siis mina olen väga väljarääkija, aga tihtipeale on see, et kui ma nagu jään, siis ma jään oma pähe niimoodi ja teil on sellel aastal väga head võimalused võtta jälle see risk, millegipärast ma nüüd tahan ütelda, sellepärast et teil tuleb sinna juurde siis see üks. ja kuna ta natukene selliseks prognoosiks nüüd meil läks, siis ma ütlen, et teil tuleb sellel aastal väga palju võimalusi, kui te lõpetate selle ära, mida te eelmine aasta lõpetama hakkasite või siis lõpetate sellel aastal, nii nagu ma just ütlesin ka selle video alguses, et oi, mul on üks asi, millega mul on nii raske, nagu oli raske hüvasti jätta. Ma tegin selle otsuse ära jaanuaris, kokkulepped sõlmitud ja märtsi lõpuga ongi kõik finito. mis ees ootab, ei tea, aga minu intuitsioon ütleb, Merike, ära lihtsalt muretse. ja teil on siis samamoodi, kuna ma kuulun siia gruppi, siis ma ütlen ka, et ja 7. on väga selline ka strateegiline lähenemine, nad natuke ikkagi peavad mitu sammu ette teadma. teate, mis? Teid ootab selline kui te usaldate seda protsessi, siis teil tuleb täielik valgustus. ma ei ütle, et see on teile lihtne, aga see on väga huvitav aasta. Nonii, on jah, on jah. niimoodi. No on jah, niimoodi. Siis vaat sa ütlesid ennem seda, et kui, et sa keegi ei arvata ära, mis sa mõtled, onju. siis Mhm, siin alumine kaart näitab alati hetkeolukorra. See näitab ka seda, et vaata varjupoolega hakkad tööd tegema ja rohkem hakkab mõtteid ka valguse kätte tulema. Et mhm. vaata see kahe poole, iseenda kahe poole tasakaalustamine, aga just nimelt see, et see aasta tuleb selle varjupoolt Valg, lahustada. jaa, ja väga hea. niimoodi siis on tohutu palju võimalusi tuleb teil 7. Tohutu palju võimalusi tuleb teil, aga te peate nüüd, võib-olla otsustamatus võib olla see koht, mis võib takistada, aga mina ütleks selle peale niimoodi, et kõik võimalused on, võtke, kas hakake ühest võimalusest, et ei kao ka need teised võimalused kuhugi, aga te peate neid võimalusi kasutama ja vastu võtma. Mm, just seesamane julge samm teha, eks ju. sa mhm. ütlesid ka, et sa midagi lõpetasid ära ja nüüd siis vaatame, mis saab. siis näitab intuitsioonikaardi koha pealt praegust hetkel mul kaardina ei tulnud, aga see kaart näitab seda, et te olete oma teel, õigel teel. Mhm. kõik asjad, nii nagu siin on, näed, osad on kellad puu otsas, kõik toimib jumalikku juhatust mööda õigel ajal. et osad teie ideed ja asjad on juba vilja kandnud, osad alles hakkavad vilja kandma, aga kõik on ju viljapuu, on ju, õunad on puu otsas. ja see näitabki seda niimoodi, et te lähete oma teed, näed, valguse suunas lähete Jaa, oma visiooni, oma teed ja kõik juhtub õigel ajal. nägite? Absoluutselt. Jaa. ja alati, kui puud võtta nüüd nii-öelda sugupuu ja ressurssidena, siis on see väga võimas ja ressursirikas teekond, te olete alati toetatud. siis seesamane kaart, mis enne kellelegi teisele, vot see on, et läheb sealt inimene läbi, aga kui nüüd väga ligidalt vaadata, siis on ta mõlemalt poolt on toetatud, vaata ta vist nagu hoiab kinni, et ta ei kuku kuhugi ja all on see DNA ahel, eks ju Mhm. siis sa lähedki ühest olekust teise, aga sa oled alati toetatud, et teedki oma otsused, teed oma valikud ja liigud selles suunas, et sa oled alati toetatud, hoitud ja toetatud. isegi kui see esialgne minek toimub niimoodi, et sa oled ebakindel või kahtled, aga tegelikult on sul kõik toetatud, kõik läheb hästi, absoluutselt kõik läheb hästi. see toetab, see kaart noh, toetab natukene 7, seepärast et 7 on sellised hästi palju ideid on, aga ta ei tea, kuhu minna, lihtsalt see, et alguses mhm, see idee võib ka olla udune, aga mhm, sind toetatakse lihtsalt mine. Nonii. jah, täpselt ja mega äge, et ma, mis ma sul edasi vaatasin, oli?
kaardi pealt või siin praegust ei ole, ekraanis ei olnud näha, aga siin on niimoodi, et mõlemalt poolt, et sul on turva need süsteem on olemas, et sa ei pea üldse kartma, et sa ebaõnnestud. nii jälle majaka sees, eks seesama majaka kaart. sul on juhatatud teekond, lähedki selle valguse suunas ja oled hoitud, toetatud, juhatatud. siis on see kaart, nüüd järgmine näitab niimoodi, vaat vesi on alati tunded. Need kaljud siin ümberringi on takistused, aga vaata, sinu tee on puhas. Seitsmete teekond on puhas, et sa lähed rahulikult kõigest läbi. Et ja siin on nüüd see pool on siis pilvedel on natuke tumedam pool ja siin heledam. see pool tavaliselt on mineviku pool, see pool on heledam pool. ja isegi kui mingid muremõtted peaksid pähe tulema, ärge laske segada, sellepärast et see teekond, te lähete igalt poolt läbi ja see teekond, mis jääb tuleviku poole, see on helge. nii et megaäge ja ma ei tea, kas sa enne ütlesid ju intuitsioon, aga mingit muud asja vist ütlesid ka, siis mul ei jää meelde ju et, vot nüüd on selline kaart, onju. oi kui kihvt. Oletegi toetatud. Jaa, jah, väga ja lahe. tuleb ideid ja tuleb õnnistusi ja kõike. olete toetatud. ükskõik, nüüd see on ühe teise kaardiga oli praktiliselt samasugune tähendus, et teie muudkui lähete, kõik teie tee on valgustatud. ükskõik, mis kusagil ümberringi teie ümber toimub. Te olete hoitatud ja teil on alati võimalusi, vaata, kui siin on sellised pilvede moodi, aga nad on rohelised. roheline värv on ju ka ju raha värv ja eluenergia värv ja siis teil on võimalused ja needsamased ongi teie võimalused, kõik tuleb, teile tuleb järjest võimalusi. Teie jaoks on universum siis nii-öelda tee sillutanud ilusasti. No vaata, ükskõik, mis toimub ümberringi, teie lähete nii ilusasti, võimsalt läbi nendest asjadest, teid ei kõiguta mitte miski. nii et ilmaasjata ei öelda seitsmete kohta, et on inglikaitsjad on peal. kusjuures aitäh, et sa seda ütlesid, tõepoolest. Nii see täpselt ongi, ainult et see, et kas me usume seda või mitte. Viimane aeg oleks hakata uskuma üldse sellele, et universum tegelikult kannab meid, kui me seda usume ja usaldame, räägime endale seda õiget ja ennast toetavat juttu ja samuti need inglid on, usute või ei usu, nad on. lihtsalt teate, mis, küsige kasvõi märke mingisuguseid asju, siis info tuleb ju läbi kellegi helistamise, televiisorist, kas raadiost, mingi asi hakkab kordama, üks asi ja näiteks seegi, saad aru, mingi sulg lihtsalt tuleb sul kuskilt, ei tea kust ja ta jääb sulle kuidagi külge. sa saad aru, et see on märguanne. nii. Läheb põnevaks, läheb põnevaks. grupp number 8, sa tead, see on nagu see on nagu loto. kõik ootavad, mis see järgmine number on, mis see järgmine number on. et näe, kass kallab diivani peale, ta on 8. päeval sündinud. nii, 8, 17 ja 26. tegelikult ma ei tea, millal su kass on sündinud. väga ilus kass on. kass läks ta tuli tööle. ahah. ta läheb oma ta läheb oma tugitooli peal, tal on ju relax tugitool. ega siis meil ei ole kogu, mitte midagi juhuslikku. kogu tugitool, isegi Toon toonis kassiga. nii, kallid 8 grupi inimesed, ehk siis jälle tuletan meelde enne, et see on üleüldine informatsioon ja täitsa niimoodi eksprompt Mailaga täna siin teeme sellist asja. video alguses me ei teadnud, et me seda tegema hakkame, nii et ütlesimegi Mailaga hommikul, et usaldame protsessi, vaatame, tuleb, mis tuleb. no vot, 8-tel on hästi omapärane see, et teie tahate, et kõik oleks teada, et kõik oleks, see ei olegi pigem nii nagu number 4-del, et selline nagu logistika, strateegia, teil on ka kõik need asjad olemas, aga te tahate teada, miks asi on nii ja vot seda peab nii tegema, siis mina ütleksin nii, et teie olete energeetiliselt ka loodud pigem juhtideks ja pigem mitte nii, et kuskil, okei, te võite olla ettevõttes kuskil juht, aga pigem sellist, et kus teil on nagu meeskond, kelle eest te vastutate, delegeerite, sest teil on selline väljakutse, et teil on keeruline delegeerida. ma räägin teie nagu loomu poolest ja te tahate kõiki ja kõike kontrollida, kaasa arvatud iseennast. vot siis see aasta õpetab teile ja nüüd numeroloogiliselt õpetab sellist asja, et looda ja usalda protsessi. see ei tähenda seda, et sa pead sinisilmselt seda tegema läbi roosade prillide, vaid pigem see paneb hästi palju teid sellel aastal panema tähele seda, mis teie ümber toimub, sest kogu aeg te tahate, et pere oleks kindlustatud. kui mina ei tee, kes siis teeb? vot siis puud tuleb niimoodi laduda. kui mina ei tee, siis kes siis teeb, on ju? ma ei tea, siis näiteks seda liblikaid tuleb püüda vasakult paremale, mitte paremalt vasakule. no lase see liblikapüüdja ülesse. no näed, jälle liblikas, mine pekki, Maila. no vot,
näed, kas te saate aru, kuidas praegu süsteem töötab ja mina ju ei näe, mis kaarte ta seal laob. jah, ehk siis jah. laske nagu minna, tehke kasvõi väikse jupi kaupa, kogu aasta on nagu pikk, on ju, 365 päeva, me oleme juba siin veebruari lõpupoole. aga tehke kasvõi 2 tundi päevas, hakake seda harjutust tegema. nii, ma loon mingi võimaluse ja ma usaldan. ja ma saan aru, te niimoodi loete juba kella, vaatate, et et relax, täiega relax, lihtsalt minge jalutage metsa, telefoni kaasa ei võta, lihtsalt usaldage. ma kõnnin rahulikult, kõik on hästi, naisega on hästi, minuga on kõik hästi. ja see, et teil tuleb sellel aastal väga palju sellist nagu iseendaga tegemist, ehk siis selline nagu vaimsusega midagi seotud. ja vot siin ongi see koht, et kui sa oled enne olnud konkreetselt mingi, Maila naerab, sest mingid kaardid tulid juba ma sellised naeran ka. ka, kes tuleb see ja pilt välja. et kui teil enne on kogu aeg olnud nagu jalad maas, rattad all, kogu aeg selline asi, vot siis nüüd võib juhtuda sellel aastal, et te peate hoopis minema kuhugi nagu nõksu vaimsuse poole, mis pole üldse teie moodi. aga usaldage protsessi, seda on millegi jaoks vaja. vaatame, mis Maila seal nüüd ütleb, selles suhtes, et ma olen ka nii põnevil. Nonii. nii äge on ju, vaat seesamane liblika kaart on ju ja see näitab ka niimoodi, et tuleb usaldada oma hingeteekonda ja lubada juhtida saatusel ennast ja vaimsuse poole, eks ju. Niimoodi, et unistuste ja vaimsuse poole, siis on, et need, kes teie koostööpartnerid on, ükskõik kas siis koostööpartnerid või pereliikmed, et koosminekut, see aasta toetab teil kuidagi koos, et ei ole niimoodi, et ainult teie ja maailm on ju, aga just see koos toimimast. nii, külluse kaart ülevalt poolt antud, vaata number 8, eks ju. see on nüüd see koht, kus on see rahakaart, mitte ei ole karmakaart ja. et et tegelikult on kõik võimalused teil olemas. siis eelmise koha tuli välja number 7-ga, et teil on palju võimalusi, et lihtsalt te peate tegema selle sammu ja kasutama neid võimalusi, et palju võimalusi tuleb teil. ja siis on Phoenixi kaart, mis näitab, et tuhast tõusmine. nii et see aasta on mega suur tõus teile. et kes on näiteks 8-tes tõesti on olnud mingisugused rasked olukorrad ja nii-öelda siis karma on ju, vot sellest kõigest te tulete see aasta välja ja kui midagi uut ette võtate, siis sellel on tohutu edu, tohutu edu. nii et tehke, võtke kätte ja tehke, ei midagi vanast sellest kinni istumist. ja muidugi see oli jälle ühe sinu lausega seotud, et see peegelduse peeglikaart on ju niimoodi, et vaatate, mida te tahate seal peeglis näha, näete ennast, kui midagi ei meeldi, muudate ja jälle edu poole. et hästi vahva ja tuleb võtta neid riske. ja. 8 muidugi riskib ka, ma millegipärast tunnen, et 8 riskib ka. ja. või mis sa ütled? mina ütleksingi seda, vaata nüüd natukene, need sinu kaardid nii hästi täiendavad praegu, mis 8 tahavad teada, nad tahavad alati teada mitu sammu ette. Sest muidu nemad umbes ei mängi, no aga elu paneb vahepeal ja eriti sellel aastal paneb see elu kõiki meid ümber mõtlema neid asju, tahame või ei taha, nutad või naerad, on ju, kas sa võtad riski ja lähed või siis sa jäädki sinna kibestunult. aga mida 8-del on see väga omapärane, et nad tahavad teada, miks, kes, miks ta nii tegi, kuidas ta niimoodi võis, lõpetage ära, mis te jandite, nüüd on nagu uus, proovige, ma ütlesin ka, tehke 2 tundi kasvõi päevas, proovige usaldada, vot, et see Phoenix ütles nii hästi, jah. Öeldakse ja lõpukaart, mis meil on siin on ju, isegi kõige suuremad, julgemad unistused täituvad, tuleb usaldada universumi, tuleb oma intuitsiooni rohkem hakata kasutama ja kõige julgemad unistused täituvad. väga äge. näita. hästi lahe, hästi lahe. ja. kasvõi niimoodi, et kogutegi oma need ideed kõik, mis teil on kogutud näiteks on ju number 8 aastate jooksul ja mida te ei ole realiseerinud, siis nüüd võib ka olla see aeg, et te hakkategi oma neid ideid realiseerima, materialiseerima ja siis see edu tuleb sealt. ma ise arvan seda ka veel, kuna 8 tahavad alati, et kõik on teada, siis vot nüüd katsetage seda, tuletage meelde, mida te tahtsite noore poisina või noore tüdrukuna teha ja te hakkasite nagu justkui midagi tegema, võib-olla mehed seal nikerdasid midagi puust välja ja siis te ütlete ka, et ah, mis asi, see on mingi väike mökerdus. aga vaata, sellel aastal te leiate seal selle rahulolu, te saate sealt midagi nagu edasi arendada, täpselt nii nagu 4-dele ma ütlesin ka, tehke midagi enda oma, sest ka 8-tel on vaja seda tunnet, ma sain hakkama, see on minu oma, mina tegin, nii naised kui mehed kõik.
et nii, kommenteerige siia, mul läheb juba vahepeal ära, et teie olete ka seal taga, et ma lihtsalt Mailakesega räägime siin kogu aeg, nii ülipõnev on, et ma ei tea, mul on selline tunne, et issand, sellest tuleb midagi suuremat. number 9, aitäh, et ära ootasite. ja number 9 on selline lugu, et te olete üleüldiselt iseloomu poolest hästi sellised intuitiivsed, vaimsed inimesed, kuigi teil on ka selline 0-4 sõjakuse tunne, mitte tunne, teil on see iseloom olemas. Teil on selline nagu ülisuur vajadus kogu aeg kõiki päästa, aidata enda arvelt tihtipeale. aga kui keegi ikka teil nagu midagi üle võlli ajab, siis nagu ega te ka võlgu ei jää, aga te võite seda vihatunnet tunda ainult enda sees ja üldse mitte välja näidata. et see on ka selline asi, et aga nüüd sellel aastal energeetiliselt vaadake endale peeglisse, sest Maila kogu aeg vehib seda oma peeglikaardikest, ma ei tea, kes see tuli. olge enda vastu ausad. kas te tahate ikka kõiki niimoodi aidata? kas äkki nüüd piisab, sellepärast et see on see aasta, kus teile tuleb hästi palju võimalusi selles osas rohkem endaga tegeleda. mitte see, et te tõstate ego nüüd ülesse, et no näed, ma ju arvasin kohe, aga pigem see, et tead, vaatad endale lihtsalt peeglist otsa, ütled, et nii, kallis mina, teeme nüüd niimoodi, et me teeme seda, mida mina rohkem tahan. isegi kui keegi arvab, et see ei ole sinule sobilik, sa pead ikkagi seda tegema, ükskõik, kas on nüüd, ma ütleksin isegi töösuhtes, teile töö iseloomu poolest kõige rohkem sobiks näiteks vaimne tegemine, midagi nagu teiste aitamisega seotud. aga mis teile on ka väga loomupärane, on see, et te oskate loovalt midagi ise teha. See on kas mingi kunst, ma ei tea, teile sobivad ka kõik esoteerilised asjad. ainult tihtipeale on teie seas ka sellised inimesed, kes mõtlevad, ah, esoteerika, see on mingi see ei ole minu värk, aga teate, uskuge mind, teil sellel aastal mingi lambikene läheb põlema selles osas. olge enda vastu leebemad. ja see ei ole mitte kuue energiaga seotud, see on praegu teiega, sellepärast et te olete sellised, kes vaatavad, et näiteks aed tuleb tõsta nagu 5 meetrit eemale, sa ütled oma lähedasele ja sa mõtled, ma lähen tõstan ära, ma ei viitsi nagu sinuga mitte noh, pikalt rääkida, teil on vot see sõjakus ka. või siis see, et tahad pesumasina näiteks panna hoopis kööki, seepärast et seal sa kogu aeg toimetad ja siis sa teed, sa tassid üksinda selle ära. okei. noh, aga ära ole nii no kaval. hakkame nüüd üheksandal. see jälle tuli seesamane kaart on ju, keskendumine, sisetunne, kolmanda silmani nägemine, et see esoteerika pool, et vaadata asju teisest nurgast, kui tavaliselt oled harjunud vaatama, et ikka seda oma sisetunnet ja intuitsiooni arendada ja vaadata, võime vaadata asju kõrgemalt, suuremas pildis. nii, siis see on nii armas, et suhtealaselt on, vaata, suhtealaselt toetakse, tee on sillutatud ja universumi poolt tulevad need abikäed. Mm, et see võib olla suhtealaselt, ükskõik, see muidugi on pere ja suhtealaselt rohkem, aga ka koostööalaselt võib olla niimoodi, et ei pea üksi mässama, onju. mm. see on see nii, usaldamine ja et ei pea kõike jah, aitama. usaldus, ja. täpselt usaldus, jah, jah, ja täitsa õige. siis no jälle see kaart, mis tuli eelmiselt, et te peate selle sammu teha, kuskile ei pääse, isegi kui te ei tea, mis ees ootab, et usaldage, vaata jälle seesamane usaldus. aga see eelmine kaart andis selle, et miks teil, siin on teil kergem usaldada, sest eelmine kaart oli ju see, et teile ulatatakse ka abikäed. et teile ulatatakse, et te olete kuidagi hoitud ja teie tee on toetatud. nii, mis võib olla hästi palju tööd, hästi palju arvutit, võib-olla vaata seesamune üleval on see tont nii-öelda, eks ju. aga isegi see, et sa oled seal all oma kuldses valguses, siis toimetate oma toimetusi, et ärge töösse, ärge ära matke, et jätke ikka endale ruumi siis elamiseks ka, et muidu on lihtsalt liiga see, jah, palun, võite rääkida. võime rääkida, vot issand, kui hea kaart see on nii hea kaart, see on nii teile üheksatele nagu omapärane, 9, 18, 27. Teil on vaja kuulata oma intuitsiooni, minna selles suunas, aga see, mida te tihtipeale teete, te kardate võtta selle sammu ja riskida ja siis te jääte oma väljamõeldud lugudesse. see kaart praegu täpselt ütleb seda. eriti teie just, kallid 18, seepärast et teil on lihtsam kodus olla oma turvatsoonis ja jääda oma sinna noh, mõtetesse kinni, kui see, et teil on ju seal laua taga, nüüd ma ise räägin juba neid kaarte ja lahti. räägi, väga kuna see, hea. kuna see on teie numbrile nii omane, et te lihtsalt pigem eitate nagu valetate endale mingisuguse nagu ilusama loo kui see, et lükkad nagu ennast sirgu ja mõtled, jah, ma suudan.
aga ta suudab seal, näed, aga tööd tuleb ka teil väga palju, ja mina hästi palju, hästi töökas, hästi palju, aga see näitab, kui vaata, ta istub üksinda, teine pool on tühi. see ongi see, et vaata, kui teine ei tee, siis sedasama, mis sa enne ütlesid, et ah, ma ei hakka ootama, ma teen ise ära. mm,. Jagage, rohkem delegeerige, jagage. Et ei ole niimoodi, et ise te kipute väga palju võtma enda õlgadele, ise ära tegema. Et kui mina ei tee, on tegemata, kõik on mina ainukesena teen õigesti. siis jälle intuitsiooni tugevnemine, intuitsiooni usaldamine, Ja nõndamoodi, et tulebki. hästi lahe. paljud nüüd selles korduvad nüüd väga paljud kaardid, mis on eelmistel, aga vaata, kui lahe, kui 9 on niikuinii kõikidest eelmistest kokku võtta, On, siis ma Helen. isegi ei imesta seda. Järgmine kaart, miks, küsimärke palju. On. jah, aga samas ju tee on ju valgustatud, et muudkui ka ei tohi mõelda üle, et minge oma teed ja ei esita kogu aeg küsimärke. ja ideed kannavad vilja, kõik ideed, laske endast välja. vaata, kui vahva, enne oli ühel oli see, et ideed tulevad 9 või 8 oli, onju, et ideed lähevad kõik, aga siin on ka, et oma ideed, mis teil on, nüüd on need valmis, nüüd hakake realiseerima, need hakkavad vilja kandma ja kohe väga ilusasti, et kõik, mis te sellel aastal loote, siis see kõik läheb õitsema, kõik kannab vilja. nii et te loote midagi suurt. Mm. Oh, nii ja alumine kaart näitab seda, et kes võtab riski ja julgeb unistada, ühesõnaga, kes julgeb usaldab universumit, selle unistused väga ilusasti suurelt realiseerivad. tunned rõõmu sellest, tulebki julgeda, et siis ei istu niimoodi selles mõtetes kinni, vaid hakkadki tegutsema. Vot issand. ja väga hästi läks, selles suhtes mulle jäi kuidagi veel hinge see üksinda istuv see jah. poiss seal või Mhm, inimene. Ja siis teate, mhm, mis teil on kallid 9, 18, 27 omapärane. Te tihtipeale sukeldute nagu oma sinna välja mõeldud maailma, ma juba seda nagu ütlesin, aga palun mhm, rääkige, sest teil on jah, teil on tegelikult, näete, see tool on seal vaba, teil on olemas see lähedane inimene, kellega sa tavaliselt räägid siis, kui sa tahad midagi. Aga see, et kui teil on nii palju musti mõtteid ja muresid, siis te tihtipeale ei räägi neid välja südamest. rääkige, seepärast näete, see muidu see must maailm kasvab nii suureks, et te olete lõpuks nagu nii üksinda, aga tool on ju kogu aeg vaba. helista sellele mhm. sõbrale, helista oma õele-vennale ja mine jaga. jagatud mure on pool, siis ma ei tea, pool võitu või, pool muret. just, jah, ikka pool jagatud mure on, ja, ikka pool võitu võib ka öelda, sest ongi ju palju kergem on. ja Mhm. ohoh, kuule, Maila, sellest tuli mingi super värk, mulle väga meeldis. et no näed, jah, jaa, mul tekkis isegi see tunne, et ma tahaks ka neid kaarte. sa tahad võtan, ka neid kaarte? jaa, no vot, võtan ka neid kaarte. sina pead saama, et kui mul tuleb mingi nõrkushetk, et ma jälle mõtlen, et hea küll, et vaataks Teemus, mis ägedaid kaarte saada on, siis ma tellin neid kaarte siis topelt. no vot, Teemu pakid tulevad nii pikalt, aga selles suhtes, et ma hüppan homme su ei, poolt. mul on küll väga ruttu tulnud. on jah? jah, jah, sul on hiinlastega mingisugune oma diil seal? ja elavad kõrval järelikult külas? põhimõtteliselt küll, ma olen ühes elus olnud seal Jaapanis elanud, ühes elus olen Jaapanis elanud eelmistest eludest ühes, et siis mul ongi põhimõtteliselt kõrvalt külast. Enda sees. teate, mis, aga siis lõpetakski ära, seepärast et minu meelest oli huvitav ja jagage oma kogemusi, oma tunnetusi ja kõiki neid asju ja me Mailaga siis jääme siin vaikselt muhisema oma mõtteid ja paneme selle salvestuse kinni ja siis jääme vist mõtlema, et issand, aga mis asi see nüüd oli. mina praegu juba mõtlen, et issand, mis asi see oli, kas on äkki üks samm millegi juurde veel, võite anda näiteks vihjeid, mida me võiksime äkki Mailaga koos teha. mul tekkis üks mõte, aga ma mõtlen, et ma ei julge veel väga palju seda miks? lubada. mul tekkis ka üks mõte. No siis ma räägin enne, ma räägin enne. räägi. ma mõtlesin, et jube lahe oleks nüüd, muidugi ma tahaks väga, et enne teie ka kommenteerite, et kuidas see tuli, sest me võiksime iga kuu ju teha sellise väikse, sellise numeroloogilise ja siis ka sina oma toetavate kaartidega, mis sul siis tuleb, see tunne, et teha selline kiire ülevoolav siis iga grupi peale. ma küll panen täiesti eraldi numeroloogilise ja ma tean, et sina oma Youtube'i kanalil Müstiline
Maila müstiline maailm teed ju ka neid. Ma olen ise käinud kuulamas täitsa lõpp, sa panid kaladele sellise asja, et ma kuulasin Mhm. 2 korda. ja ometigi ma kaladele ei pannud ja ma panin ju märtsikuus sündinud, ma tegin aa, ebatraditsioonilise. sa tegid aga ju. ma mõtlesin ise seda, et kui me teeme näiteks midagi, et siis vaata alati üheksakesed ootavad, kunas kõik ära ennem kõik ja nemad teeks ka ebatraditsioonilise. vaata, ma olen vähk, mul käib tagurpidi. hakkame üheksast, No miks mitte? hakkame tagurpidi minema, hakkame üheksast pihta, siis 8. teeme mingisuguse vimka sisse. No vot. mis sa arvad? ja no teeme, eks siis kommenteerige ka siia, et mis tunnetus teil tuli ja kas üldse selles suhtes, et kas te saite siit midagi, mina sain nii palju praegu Maila, et ma ei tea, no ma olen vähemalt meil nagu, endal oli tore, aga tegelikult on teistel ka tore. kindlasti on tähtis, et see energia on hea. Kuule, aga tšauki-pauki, et minge hüppake sinna Maila müstiline maailm Youtube'i ka. ma panen lingi siia kirjeldusse ja kui ei õnnestu sinna klikkida, minge vaadake, sest ma tõesti seda oma märtsi kuulasin 2 korda ja ma mõtlesin, et täitsa lõpp, no niimoodi tundsin ennast ära. et sa ikka oled kalavees oma asjadega, nii et aitäh, kallis Maila. palun, palun, aitäh, kallis Merikene, nii äge. Ja tšau teile ja, kõigile, ja kõigile, kommenteerige. kõigile, kes meid vaatavad, kuulavad, kõigile suured tänud, et te viitsite meid kuulata Ja muidugi ja viitsime. ikka viitsite ja Ja, tahate ka, väga hea, aitäh. ja pange kommentaarid, et kuidas see sünkas teiega seal ja kas tunnetasite ära ja võite vastu ka hakata. kui ka ma rääkisin 8 või 14 või 9 täiesti mööda, siis pange ka siia, ma kohe kuulan kõrgikis, vaatan, kui mööda panin. ja tšau, tšau. okei, tšau.